tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meil on meie saatejuhid Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõike oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja täna on taas kord aeg fookusepisoodiks, millest me räägime Me räägime treeningkavade koostamisest. Ja meil on külas 2 üliägedat inimest. Liisa Pärnpuu, kes on siin aktiivselt harrastajana alustanud jooksutreeningutega. Ja Marko Albert, kes on üks Eesti läbi aegade edukamaid triatleete ning triatloni treener. Ja täna on ees väga mõnev vestlus, nii et hakkame pihta. Jab. Sportland, Be First podcast. Ja siis sa leiad selle mingi kava, mõtled, see on päris hea, et ma teen seda järgmised korrad ka, kui ma jõusaali tulen ja siis sa ei tee seda kindlasti enam. Iga kord võtad ikka mingi uue. Kus see motivatsioonipada on, kus ma võin võtta seda inspi, et käia 5 korda nädalas ja trenni teha? 2 sammu jalg ei pidanud ja olin nagu täies pikkuses kõhuli ja põlv lõhki ja... Sportland, Be First podcast. Tere! Tere! 2 inimest saavad närvi teha küll. Eriti väikses ruumis. Me kõlame siin nii hästi. Jaa, täpselt nii. Nii, kas te teate, mis teid täna ees ootab? No ma ei tea, peab esimene olema. Õige. Sul on see juba täitsa käpas vist, Marko, et korduvalt õnnistunud see. Ilusti, teil on seina peale ka kirjutatud siia või no niimoodi just üles pandud, et... Spikker. Et nagu Meelest räägiks. külalised tulevad, mis kergelt närvis, peopesad higistavad, siuke... Nagu spordivärk ikka ja, no ikka. Närvist, peopesad higistavad. Õige, nii peabki. No, peab nad olema valmis asjaks, et Õige. Kui külma kõhuga tulla, siis tulebki külma kala siuke jutt. Aga me hakkame täna tegelikult väga põhjalikult rääkima treenimisest ja treeningkavade, treeningute planeerimisest, kui niimoodi võib öelda. Aga enne seda, kui me läheme teemasse, me tahaks teie kohta natuke rohkem teada. Siis me alustame igat oma saadet esimeste mänguga. Kairi, sa räägi see, sul tuleb see palju paremini välja. Ega siin midagi muud öelda ei olegi, kui et meie alustame lauset. Teie lõpetate, Liisa on seda juba korra teinud, teab täpselt, mis ees ootab. Täpselt tean. Ja Marko saab karistanud kätte, nii et alustan. Esimene kord, kui treenisid teadlikult. No, kes ees mees? Kes ees see mees? Marko. Selge. Ma arvan, et siis, kui ma olin oma isa ja isa õpilastega suusalaagris ja see oli veel see aeg, kus meil ei olnud isegi puraani, millega ajada suusarada sisse. Ja siis isa pani kõik põiki astuma 3-kilomeetrise ringi kuskil põldude peal. Ja siis ma mäletan lihtsalt seda, kuidas ma pärast seda ringi nühkisin ikka päris korralikult. Et selle sama laagriga on veel see hea seos, et see toimus siis sellises kuulsas kohas nagu Tseaküla spordibaasis. Ja seal oli põhimõtteliselt seinteks olid sellised augud ja tuli korralikult kütta ahju. Ja siis ma suutsin kütta ahju nii kõvasti, et see läks punaseks ja kõrvetas ühe vanema poisi mütsi täiest ära. Ja siis ta järgmise päeva hommiku hommiku jooksul siis ütles, et näe Marko, mis sa tegid. Oota, kui vana sa olid? Ma olin, ma arvan, alla 10. No, hea ventilatsioon ju. Käib läbi ja tervislik koht ja kõik. Härra nüüdseks juba riigikohtunikuks jõudnud, ma usun, on äkki andestanud. No, see oligi, ma arvan, sa karastasid lihtsalt teda kogu selle protsessiga. Liisa. Eelmine kord ma siin rääkisin enda pinksivõistlustest, mis väga eredalt meeles on, aga tegelikult enne seda 8-aastast pinksi teekonda käisin ma ka purjetamise trennis ja see oli siis esimene selline teadlik siuke sportlik treening ja purjetamine iseenesest on väga kihvt spordiala, aga Eestis, kuna meil aastaajad vahelduvad, eks siis seda nii-öelda praktilist trenni osa seal vees on ikkagi sul mõned kuud on ju ja mis ma olin mingi 9-10, ma arvan, et see kuiv trenn, mis ülejäänud aasta vältel kestis, see jättis mind ilmselt külmaks ja ega mul väga pikalt selle purjetamisega siis tulevikku ei olnudki, aga väga kihvt trenn oli muidu. Kas sellises vanuses reaalselt te saite aru ka, et te nagu treenite teadlikult või te lihtsalt usaldasite, et vanemad inimesed ütlevad, et nii peab ja nii peab? Jaa, see oli väga huvitav ja kuna sa oled seal ikkagi teiste lastega koos, see on kuidagi siuke omamoodi nagu vibe, et jah, sul on see treener seal on ju ja
ja õpid tükk aega õpid alguses sõlmiste tegemist on ju, ja siis lõpuks saad sinna paati, aga ikkagi noh, kui sa oled 10-aastane, sa oled üksi selle op-tüüpi paadiga seal Pirita lahel, siis noh, sa ikkagi teadlikult pead teadma, mis sa teed seal, et jah. Aga seda ei olnud, et hakata küsima, et miks ta niimoodi ütles või et äkki saab kuidagi teistmoodi, äkki teise sõlmega saab siit kuidagi paremini? Pigem mitte, et vanem inimene on ikka autoriteetne ja eriti treener on ju, et noh, sa lähed ikkagi trenni tegema ja oled seal ära, et noh, siin ilmselt tulebki see mängi, et kas sulle meeldib see trenn ja kas sa viitsid seda järjepidevalt teha ja järjepidevalt edasi õppida, et selle purjetamisega mul see teekond jäi lühikeseks paraku. Oota, aga Marko, kuidas sul oli? Ma kujutan ette, et siis kui isa on treener, siis veel vähem julged seal kobiseda, et miks me seda teeme? Ma mõtlesin just selle teadlikkuse ja teadvustamise peale praegu ja sellest vaatenurgast mul oli läbimurgehetk kuskil 5. klassi lõpus ehk siis nii-öelda vanas rahas 12-aastasena, kui tegin naabripoissiga pätti ja jäin vahele. Ja isa ütles, et kui veel kord teed pätti, siis võtan su ujumistrennist ära. Ja see oli mingisuguseks selliseks päästikuks, et peale seda ma ei jätnud enam ühtegi trenni, ühtegi meetrit, mitte midagi ära. Ma arvan, et see teadlikkus tuligi selle 6. klassiga see ja siis tuli juba see peale, et kõik mangusid minu käest, et jätame ära. Ja see tegi mu eriliseks ja siis sellest oligi, sai kohe, kuidas teistest erineda. Et ma hakkasin tegema midagi korralikult millegi pärast. Aga see nagu päästik selleks oli absoluutselt midagi muud. Oma lollused nii-öelda. See tundub täiesti vastupidiselt praegusel ajal, et karistuseks võetakse trennist ära. Praegu on nagu nii, et karistus läheb kõikidesse trennidesse. kui sa hästi ei käitu. Olgu, aga trennidest saame kindlasti rääkida. Me küll jätkame nüüd treeningvahenditega. Et mis olid teie esimesed treeningtossud? Kas seda mäletate? Ma mäletan treenerina, siis mul isa sai ju erinevatesse ladudesse sisse ja 6. klassis mul osteti sellised esimesed Adidased, aga ma suutsin need 6 aega ära kaotada ja siis mu vanemad said mu peale väga pahaseks ja siis ma jooksin Hiina ketsidega ja ma jooksin nende Hiina ketsidega päris pikka aega, et ma arvan, et ma kaotasin need ära sügisel tossud suht kooli alguses ja ma jooksin nende Hiina ketsidega kuni märtsini. Ja ma jooksin niimoodi, et mul olid nõudepesu švammid olid kannal, sest muidu mu kannad nagu jäid valusaks. Sest need Hiina ketsid olid ju kõik siuksed nagu imeõhuksed, nii nagu need praegu on, aga mul jooksed kruusatee peal suht valus on. Et siis ma lõikasin nõudepesu švammid kanna alla ja jooksin. Et see oli minu, see on see varustus, millega ma panin. Teed seda, mis tegema pead. Kas sul läks ladusamalt, Liisa? Kas sa said päris tossud? Ei kaotanud neid ära? Minu esimene siis selline vorm ja toss tuligi tegelikult juba seal lauatennises, sest et seal meil oli juba vaja sellist päris võistlusvormi ja siis päris võistlusketsi. Ja ma ei tea, lauatennisistidele minu meelest ei tee mingi Adidas ja Nike ja sellised brändid, et seal on nagu hoopis omad brändid ja siis minul olid sellised tossud, mille tootjaks oli firma nimega Butterfly. Ja see on nagu lauatennise maailmas, see on jumala kõva bränd. Aga kui need ikka jalga said, siis olid nagu võistlustele ka oodatud. Et minu meelest jah, pinksivõistlustel sul ikka pidi olema see vorm ja need ketsid, et sinna nagu niisama ei võetud vist vastu. Aga on nagu vahet ka? Et kas sa võiksid praegu ka minna joosta oma švammidega või on vaja ikkagi, et oleks korralik ketsialas? No nüüd siukse vana väsinud tippsportlase jäänustega on ikka, mul on korralikku tossu praegu vaja. Siuke kihte. Ei, mitte päris. Mul on vaja lihtsalt, et on korralik asi jalas. Aga see on seotud siukse toreda asjaga, et siis saab tosse tihemini osta. Oota, aga milline on korralik toss? Kui ma lähen nüüd poodi, see valik on ju meeletu üldse, et mille järgi sa üldse valid? Selle järgi, kuidas ta tundub, kui ma jalga panen. Ma ei, selles mõttes ikkagi pea iga kord, kui ma lähen, siis ma proovin neid asju ja mitmeid erinevaid variante. Ma tean lihtsalt, mida ma tahan, mis tüüpi ma tahan endale. Et kas mul on nii-öelda all weather gear või all weather run, et või mis tüüpi maastikule ma tahan või mis tüüpi treeningule, et on suhteliselt selge ja siis ma proovin enda jaoks ära need. Et ma olen käinud hästi palju ka jooksueksperdis ja Tarmol on nagu kõik
kui võimalikud tossud seal. Et siis saadki proovida, et kas sobib sellel hetkel Nike või Adi või sobib Brooks hoopis või on keegi mingi uue kontseptsiooniga välja tulnud ja see sobib, et siis ma niimoodi katsetan. Aga see ei ole nii, nagu mina käin poes, et ma panen jalga ja teen 2 tiiru, ma olen päris ilusad. Et sa nagu teed ikka mingi jooksulindil mingi paar sammu või mis see? Kas jooksulingil või konkreetselt ma jooksin poes ringi? Sellepärast Portlandis ongi see rada pandud. Ma mõtlesin, et ei ole sellega. Ma siis järgmine kord lähen jooksen selle ringiga ära. No põhimõtteliselt, kui sa midagi teada tahad sellest, kuidas ta võiks tulevikus välja näha, siis küll. Jah. Aga mida, sest nali naljaks, ma ise käisin eile, võtsin endale uued jooksutossud ja siis ka teed seal mingi päkale tõuse ja teed umbes sellisena, et ma tean, mida ma teen, aga tegelikult mõtled, et okei, nad näevad päris ilusad välja, võtan need. Aga mida võiks nagu vaadata, kui minna? Kuidas on, mis kogemused teil on, et mida te jälgite selleks? Ma vaatasin, et sul on uued fansid, need maastikujooksujalad. Ja need olid siin praegusel ajal super, kui oli see hullult kehv film ja hästi jäine oli, et need on ju veekindlad ka, on ju. Et selle jaoks nad olid tõesti väga-väga head. Aga ikka minu jaoks on see podcast selles suhtes ka väga huvitav, et ma siin istun kõrval, ahin suu ammuli, et teen ka märkmeid põhimõtteliselt, on ju, et mis ma järgmine kord uue tossu ostmisel pean silmas pidama. Et mul seisab ka uue tossu ost tegelikult kohe ees, sest et need maastikujooksu Nike'id, mis ma nüüd kasutasin siin mõned kuud, sest ütleme praeguse ilmaga nad ei ole enam võib-olla parimad, sest nad on hästi sellise nagu kõva ja kuidas öelda, nagu mingi roomikud on see tald, on ju, ja hästi kõva tallaga ja mul ei ole kogu aeg nagu võtta sellist maastikupinda, et mul tihti ikkagi tuleb joosta asfaldil ja ma tunnen, et ta ei ole selle jaoks kõige parem. Seal ei ole vist seda pehmendust nii palju, sest maastikul on stabiilsust rohkem vaja. Et ta ikkagi paneb mul mingid kohad nagu valutama. Ja siis ma praegu kraapisingi välja omad mingid vanad tossud ja jooksen nendega, kuigi nende see nii-öelda kilometraaži iga on juba läbi. Kas reaalselt on vahet, kas võid nagu vigastused tekkida sellest, et sa jooksed valevarustusega? Absoluutselt. On ju? Selles mõttes, et praegu on hästi ilus kevad ja tore ja juba pühapäeval mul on selline viimased aasta kuskil tava, et ma sõbraga jooksen vähe pikema jooksu sinna. Vahepeal küsin, mis see tähendab? Mis mõttes? Pikem jooksu. Süke 17 kuni 30 sinna vahele. Kuni 30? Et me väga tihti sinna ülemise numbrini ei lähe, et me pigem jääme sinna 25 ringi. Aga ühesõnaga, mida ma sellega öelda tahtsin, on see, et ma näen inimesed hakkavad nagu tulema urgudest välja. Ja siis on hästi palju uusi alustajaid on ja siis ma näen sellist kriminaalset tegevust, nagu on tänavatossuga jooksmine. Et kriminaalse on tegevus just oma nii-öelda jalgade osas, et mingisuguse fancy pumaga on fancy nagu küll, vaba ja jalatsid siis. Ja vaba ja jalanõuga joostakse palju ringi ja teine koht on ka koolinoorte seas, et suhteliselt kui vähe tehakse sporti, siis need mõned korrad jooksma minnakse, siis on konkreetselt, et ei panna midagi muud jalga, siis ongi see mingisugune ära pasteldunud nii-öelda tänavakets on jalas, et suht kriminaalne jalgade osas küll. Nagu ometigi, sina, kes sa panid šrammi peale, tegid lõpuks ja funktsioneerid, tõmbad siin 30 kilomeetrisid pühapäevi. Ei ole ikka kõige arukam. Aga tead, selles mõttes, et mul oli see periood, aga edasi ega väga selliseid perioode enam ei olnud. Ja kui ma nagu midagi peaksin soovitama, siis kõik need asjad tuleks nagu läbi mõelda, et üks, et kui pikalt sa jooksed. Nagu, et kui toestatud asi toss peab olema, milline on sinu nii-öelda vigastuste pagas ja see pagas, et kui sa oled maalaps jooksnud palju jalu kõvasti, sa võid võtta täiesti neutraalsema, õhema sussi nii-öelda paremaks nii-öelda maastikutunnetuseks. Oled linnalaps, kasvanud, kunagi pole jooksnud, alusta suure nagu võib-olla isegi nagu raske tossuga, et sa nagu ei tee endale liiga. Et loomulik see suund peaks olema selle poole, et võimalikult vähe toestatud, neutraalne, et su jalg teeb enamuse tööst ära. Aga selleks, et sinnani jõuda läheb aastaid aega enam, ütleme korjad jooksmise üles endale. Ja siis sa vaatad välja, et millised need minu nii-öelda ringid on. Et mis protsent sellest on asfaldil, mis protsent on sellest maastikul, sest ostad endale asfaldi tossu, mis on hästi sile alt ja siis lähed maastiku peale ja ma ise käisin eelmine sügis ikka väga valusalt kõhuli. Et väga hea tossa, ma hirmsalt meeldis joosta ja hirmsalt oli vaja vihmaga järgi nagu käia ja siis harkus metsas ainukese muda koha peal. 2 sammu jalg ei pidanud ja olin nagu täies pikkuses kõhuli ja põlv lõhki ja kõik värgid, et see vaatamisel tasub mõelda need asjad läbi.
ja noh, kui mingi soovitus veel anda, et kui sul on 2-3 paari tosse, siis neid kasutada nii-öelda järjest või erineval päeval erinevateks jooksudeks niimoodi, et tossul on vahepeal nii-öelda see hingamisaeg. Ja kas ma võin pakkuda, et su toss, millega sa jooksid, oli Wild Horse? Ei olnud? ei olnud. Oli Sa mingi mõtled- sa teine mõtled versioon, nüüd, mis ma Nike rääkisin? Wild Horse. Ta oli, mis ta on nüüd? See on see kõige Kõige viimane, uuem Nike, kõige see oranž, uuem. sihuke. Ja just Okei. nüüd kevadel tuli Mul ei ole välja. siin internetti ka, ma ei saa järgi Ma võin vaadata. öelda, et oma spordikarjääri jooksul ma proovisin umbes 4 korda maastikujooksu tossuga alustada uuesti nagu sina sõprust. Ei tulnud välja. Kes Ja õnnestus? iga kord oli ja just see jäikus mulle tegelikult lõppkokkuvõttes ei meeldinud. Et mulle meeldib joosta maastikul, ma jooksen enamus aega pehmel, aga maastikujooksu tossu jäikus ei suju mulle kohe üldse. Mulle tundub, et Nike Pegasus on selline toss, mis on natuke seal vahepeal, et tal on ka seda struktuuri on all ja tegelikult on üsna kerge ka, et Tundub olevat siuke, mis enamus jalgadele sobib Jah. kuidagi, vähemalt kui vaadata müüginumbreid, et see on nagu väga populaarne. Ja mina lähen ka iga kord selle juurde tagasi. Ma aeg-ajalt proovin jälle neid uusi Nike tehnoloogiaid, siis ma olen varvas valutab ja mis asi veel nagu. See pagana kleitidega neid. see maastikutoss oli hästi hea lume peal jooksmiseks, sest tal on see grip on nagu nii hea ja seal selle lume ja selle jäise pudi sees on ju. Aga jah, väga huvitav, et eks tark on see, kes õpib teiste vigadest. ei lähe selle švammiga jooksma. Me Aga läksime tosse pole väga kunagi tiiki palju, praegu jah. tossudega ja üldiselt varustuse osas, et ja lähme ikkagi selle treeningplaani juurde tagasi, aga enne on meil 3 küsimust esimeste mängus, jah. Esimene seiklus. Hoopis teise suunda nüüd. jah, no Marko võib rääkida oma kukkumisest. Seiklusid käinud juba. No neid esimene seiklus. Ma arvan, et esimene asi, mis mul meeles mingil põhjusel on see, et vanematega sai suvel reisitud läbi Balti riikide ja esimest korda autorooli taha sain kuskil mingisuguse Leedu järve kaldal, kus oli nagu kilomeetrite osas lihtsalt liivaranda, nagu siuke, nagu lihtsalt oligi liiva, nagu ja siis seal lasti mul autoga sõita. See on võib-olla esimene selline nii-öelda seiklus. Või siis, kui sõpradega sai selle asemel, et õigeks ajaks koju tulla, sai mingisugusele ringile mindud ja pärast korralikult triibulised saadud. Et oli vaja midagi avastama minna kaardi järgi ja unustades ära, et me pidime vanaema juurde sõitma. Siin on 4 tundi sõitu. Mis siis? Ma tulen peale lõunat siis. Ja siis loomulikult perele ei olnud kuskil enam sõita vaja, sest hommikul pidi välja sõitma, mitte pärast lõunat. No nüüd on nii hea meenutada neid asju, et polnud häda midagi, mis siis tol hetkel väiksed tribulised, mul on vaatan, sokid on ka seda sama tüüli, et minul ka samamoodi meenus kohe ikka vanematega seotud midagi ja ma tunnen, et see, et ma kohe täitsa väiksena, ma olen suurest perest pärit ja siis esimene laps sealt ja siis vanemad ilmselt katsetasid piiri, et nagu mis lastega tehakse ja mida teha võiks, kus käia võiks. Ja isaga, ütleme seal 90ndate alguse poole hästi palju seiklesime siis koos ringi, et kuna tal endal on selline korralik nagu ajaloohuvi, mis on siis ka nüüd mul on ju, et me käisime uudistamas erinevaid mahajäetud sõjaväeosi ja alati ta viis meid tormis ilmaga randa vaatama, et mis see torm on merelt randa kandnud ja seda kõike, mis käisime ka tegemas seal, kus oli meie suvila, kus siis mina juba praegusel ajal elan, on ju. Et ma tunnen, et see on hästi palju nagu mind inspireerinud lapsevanemana olema samasugune, et hästi palju lapsega koos uudistada ja avastada, et kunagi see nagu uudishimu ei kaoks ära ja et see liikumine koos lastega, et see on nii oluline minu jaoks nüüd lapsevanemana ja ma näen, et see inspiratsioon on siis kõik tulnud juba minu enda vanematest, minu lapsepõlvest. Hästi tehtud vanemad, nii peabki. No nii, järgmine seikluste teemaline küsimus, tegelikult ei ole üldse seikluste teemaline, aga võib-olla tulevad sealt mõned seiklused välja. Esimene asi, mida treenerilt, nüüd ma annan talle valida, kas küsiksid või küsisid? Nii et Liisal on kohe võimalus kõrval istub. Kui ma nüüd võtaksin siis sellest seisukohast, et mida ma küsiksin praegu treenerilt oma praeguse spordiala juures, mis on siis enamasti jooksmine, on ju, siis ma küsiks, kas mul on õige tehnika. Et viitsid vaata üle, nagu, kas ma siin astun kand ja varvas, kas kõik on korrektne. Sest et ma ei tea, ma kuidagi üldse olen selline inimene, et hästi palju kahtlen endas, aga ütleme, doktor Google nagu vahest aitab, aga tahaks ikka, et keegi üle vaataks. Kas jooksul saab olla üldse õige tehnika?
no ma arvan, et hästi palju on kindlasti erisusi, et igalühel on oma tehnika, küll aga noh, mõned nagu siuksed nagu raudsed reeglid, millega võib endale rohkem liiga teha, kui kasu saada sellest jooksust. Aga mis need on? Sest meil on nii palju inimesi, kes jookseb praegu. Jah, Hakkame otsast pihta. Jalg käib ringi ratast. ühesõnaga hea oleks, kui on olemas sellised asjad nagu jalal nii-öelda pingutusfaas ja lõdvestusfaas, ehk et siis ei jookse tikksirgete jalgadega. Et olen ka seda näinud, et joostakse. Kas see on Siis- kiirkõnts põhimõtteliselt? Väga kiire kõnts. No põhimõtteliselt, kui seda nii-öelda lõdvestusfaasi ehk kand ei tõuse tagant üles, siis jalal jääb see lühikeseks. Ja sa pead ikka väga heas vormis olema, et siis nagu lihas see ära taastuks, et seda kordad ju seda liigutust sadu tuhandeid kordi ka ühe jooksu jooksul. Ja noh, järgmine on üldine reegel on selline, et noh, et ei maksa suure nagu hooga kannale maanduda. Et hea oleks maanduda kesktallale. See on selline nii-öelda üldine reegel. Küll on ka maailma tippude seas erisusi, kes suudavad üle kanna päris kiiresti joosta. Aga neid on vähe. Pigem on siuke ikka kesktalla teema, et see aitab seda nii-öelda põrget. Siis kolmas asi on see, et hea oleks, kui keha oleks nagu ühel joonel. Ehk et kui sa jala maha paned, et siis on pahkluu, põlv, puus on ühel joonel. Oi jummal, seda kõiki palju asju peab meelde jätma. Ma Sa pead filmima mõnikord ennast, kui sa jooksed, vaata ma kogu aeg teen kõrvalt. seda. Siis näed ära. Ma mõnikord keset jooksu mõtlen selle peale, et oota, kuidas seal videos see jalg maanduma pidigi. Ja siis ma ei suuda meenutada ja siis ma mõtlen, kuidas ma ise maandun. Ja siis mul on juba juhe koos, okei, vahet ei ole, peas, et ma selle distantsi ära teen. Jah, sest et mõned inimesed on ju sellised, kes jooksevad kuidagi natuke ette kallutatult kehaga. Aga natuke Kas... peale. Ja olema ju. kõigil ongi selles mõttes ka nagu erinev see tilt nii-öelda, et kehvem variant on see, kui kaldud taha või kaldud taha ja istud taha. Et noh, siis selle võrra ka see lõdvestusfaas ju lüheneb kohe, kui sa nii-öelda istud nagu potile. Et mis nagu triatloni kontekstis ongi selline nagu hästi palju ületamist nõudev asi, et sa istud ratta selles nii pikalt. Ja sa pead sealt püsti tõusma ja tegelikult saama nagu sellise ökonoomse jooksusammu. Kergelt jah, võiks olla keha ettepoole kallutatud ja seda siis ka nagu kergelt, et kui see liin on ikka nagu niimoodi nagu väga palju, et siis läheb ka juba sellel juhul maandumine liiga pöiale ja hakkad pidurdama ja kokkuvõttes ka pole hea. Aga mina just käisin paar nädalat tagasi, sõitsin rattaga kõrval ühel triatleedil, kes jookseb väga päka peal ja ta ikka ma vaatasin, kuidas see üldse võimalik on. No selleks üks asi peab olema kindlasti, kuidas ma ütlen, eelsoodumus või ta peab olema nagu jooksnud või teinud või näiteks rahvatantsuga tegelenud. Et siis on nagu see back. Kas pann juba paika nagu? Et siuke back on nagu väga nagu tugev ja sa saad selle pealt, aga tegelikult käib jooks kesktalla pealt. Et seda küll on raske ette kujutada ja nagu rääkida ja mõelda, isegi kui vaadata, ütleme neid maailma kiiremaid jooksjaid, siis sulle tundub, et nad jooksevad hirmsalt päka pealt, aga tegelikult ei jookse. Et nad ikkagi asetavad ikkagi rohkem seda talda maha, et nad ei jookse siin üleval nii-öelda selle. Oota, aga mis koht siis? Need, kes on, minge YouTube'i, palun vaadake, me kohe näitame. Ma loodan, mul on... Selles mõttes, ja ma lihtsalt vaatasin, ega mul ei ole auku soki sees. Selle kohaga. Ei käi nende kiisude juures. Selles mõttes, et ta käib ikkagi siit. Aha, okei. Siit algab kogu see nii-öelda plõks, millega sa saad. Seal on kõige parem vedrustus või miks? Jah, see on kõige parem vedrustus. Ja see on looduslikult loodud sulle siia see vedru. Ja minule kunagi üks treener ütles, et see rullimine on ka, et sa nagu kuidagi mitte ei maandu niimoodi nagu täistallaga, vaid et sa kuidagi väliküljel nagu rullid, eks ole. Nagu siuke nagu kerge kassi silutus. Ja üldjuhul nagu peaks jooksma niimoodi, et kõrval nende kilomeetri kaugusel inimene ei kuule, et sa jooksed, et võiks joosta niimoodi nagu ikkagi natuke pehmemalt. Ma olen küll vist väga raske sammuga hingel nagu hirmsasti kõvasti. Endale isegi, kui mitte midagi kõrvaklapid on peas, vaata. No, see ongi see, et siis kui keegi tuleb tagant, läheb mööda, siis
Siis ma ei tahtnud ehmatada, ausõna. Ei olnud plaanis, ma ka jooksen siin rahulikult. aga ma mõtlen, et kui hakata, ma tean, me oleme see vist kõige pikem esimeste mäng üldse, aga samas siin on väga palju huvitavat sisu, et kui hakata, kui on keegi, kes tahab hakata oma siis tehnikat timmima, millest ta võiks alustada, et kas on mingid harjutused või ongi, teeb kodus peegli ees või filmib ennast, et See filmimine kodus peegli ees tegemine on kindlasti hea, eriti hea on see käteasendi osas, et kuidasmoodi käed liiguvad. Et ka see on oluline, et käsi, siin ei tohi rahvatantsu teha, jah? kusjuures ega see ei ole, see on ka, kuidas nagu kellelgi loomulik on. Küll on see, et paljud arvavad, et käsi peab liikuma edasi-tagasi. Ja ma arvan, et ei pea. Mina arvan, et see käsi peaks liikuma nagu, sul on õlarotaatorid on loodud selleks, et see käsi käiks ümber keha siin. Kui nüüd vaadata Keenia jooksjaid, eriti naistel tõuseb eriti kõrgele, eks. Need tõuseb praktiliselt rusikad siia, need jooksjad nagu siia üles. Ja kes tahab teada, mis on siia mingi YouTube'i. Ja ühesõnaga rangluuni tõusevad välja. Aga üldine soovitus on selline, et käed on ümber keha, et neid ei hoita kaugemal, siis sa kulutad energiat nende hoidmiseks. Ja joonistub südame juurde, tuleb rusikas välja. Ja siis, kuidas kellegile on antud rotaatorite liikuvust ja nii edasi. See, kui käsi liigub edasi-tagasi, on peamiselt sprindiga seotud. Et see on kuni 400 meetrit edasi juba, kui vaatad, siis ikkagi joostakse niimoodi, et kätega luuakse rütm, aga ja nii-öelda tasakaalustatakse, aga rohkem kätel nagu muud ülesannet ei ole. Et sprindis on kätel konkreetne ülesanne ka nii-öelda nagu kiirusele kaasa aidata. Ehk siis me võime leppida kokku selles, et ei ole olemas ühte ideaalset jooksutehnikat, vaid et see sõltub ikkagi väga palju inimesest, tema kogemusest. Aga baasasjad võiks paigas olla. Ja on olemas ainult üks Eliud Kipchoge, et kui te tahate näha, nagu kuidas näeb välja selline tõsiselt effortless või nii tugeva pingutuseta jooks ja samas on ju mega kiire. Et siis vaadake, kuidas ta liigub. Uskumatu on see vend ikka. Lihtsalt sa näed, et ta ei näe väga palju vaeva. Ta jookseb oma selle 2 tunni, see alla 2 tunni ära maratoni, eks. Ja siis hüppab ringi, oi näe, abikaasa ka siin ja oi, chill. Teised mehed on kõveras. Tema on eriline, aga selles mõttes, et kui sealt Ida-Afrikast neid tuleb, et nad kõik oskavad väga hästi joosta. Aga see on ju eesmärk nagu omaette, et sa naudid nii väga seda, et sa teedki seda puutult naudingu pealt ja lõpetad ära ja see oligi lahe, mõnus oli. Nii et kõik, kes jooksmist hetkel veel ei salli, see on võimalik. On võimalik see, et sa hakkad jooksmist armastama. Mina olen sellest täitsa ehe näide. Südamest vihkasin jooksmist. Ikka veel on. Nüüd on väga tore. Nüüd on parim asi üldse. Oota, aga Marko, sa ei jõudnud meile veel vastata. Mis sa küsiksid treenerilt? Või küsisid esimesena? Ma arvan, ma ei esitanud väga küsimusi, ma hakkasin tegema. Küll need küsimused tegevuse käigus tekivad. Aga ma ei tea, mul oli kuidagi see loomulik nii-öelda buy-in oli olemas, et hakkame pihta, toimetame. Kas või kui ma liikusin peale keskkooli lõppu Jüri Kääni alla, et kuidagi ma teadsin, et see on mulle parim ja kõik, eks ma Jüri käest ikka küsisin neid küsimusi. Võib-olla kõige toredam küsimus oli see, mida Jüri minu käest küsis. Esimest korda kohtun temaga basseini ääre peal. Jüri tuleb ligi ja vaatab otsa mulle. Ta on siuke 1,95 kiila peaga ja siuke ehtne, ta on tugev. Selles mõttes, et ta on ikka tugev inimene. Et ta selle nii-öelda kangidega jõusaalis käitub nagu siukeste mänguasjadega. Ja vaatab mulle otsa, küsib, et kas sa oled siin sotsiaalsetel eesmärkidel? Ei ole, ma tulin sporti tegema. Aha, okei. That was it. Polnudki vaja muud öelda. Ja siis läks lahti. Aga kas sul treenerina on, kui sa näiteks tead, et sa satuksid kokku mõne sellise maailmaklassi treeneriga, et mida sina küsiksid? Ma arvan, et või ma tean, et ma küsin esimese asjana seda, et kas ma võin su trenni jälgida. Et kas ma võin lihtsalt istuda maha ja vaadata, mis sa teed. Aga sealt on võimalik õppida niimoodi nagu kõrvalt? Aru saada, miks ta? Absoluutselt. Eks kui ma aru ei saa, eks ma siis küsin pärast. Et siin oma tippsportlase karjääri lõpus ma olin mäestikulaagris ja samaaegselt oli samas kohas ka üks maailma tipptriatloni treener koos oma pundiga. Ja siis ma teadsin, et nad teisipäeviti jooksevad staadioni.
ja siis minu õhtune entertainment või nii-öelda lõbustus oligi, et ma läksin ja vaatasin, mida nad tegid. Kas sa küsisid või sa lihtsalt olid spioneerinud? Ei, ma lihtsalt olin seal ja siis üks hetk tulin põõsast välja ka ja küsisin treeneri käest paar küsimust ka. Aga sa ei taha segada nagu treenerit, kes ütleb, et tema suurim väärtus on see, et ta paneb tähele. Et kui ma lähen sinna ja hakkan mingi küsimusi küsima, et siis ta ei pane ju tähele, siis ta mõtleb ju midagi muud, aga tema ülesanne on tabada ära oma sportlastes väiksemgi selline liigutus, mis annab talle mingi vihje sportlase seisukohta, võib-olla sportlasel on vaja juurde panna midagi, võib-olla on vaja maha võtta, võib-olla on vaja midagi öelda. Et ega ma ei julge väga niimoodi segada. Pigem on vaja selle nii-öelda protsessi käigus vait olla ja küsida pärast. Teeme siia lõpusprindi meie esimeste mängule, muidu me ei jõuagi sisulise poole peale, nii et ma küsin esimene võistlus. Mina eelmine kord juba rääkisin esimesest võistlusest. Tuleta meelde, kuulajatele, see oli 24 episoodi tagasi. 2004 lauatennis. Ei, tegelikult see ei olnud kindlasti esimene võistlus, aga me Pinksiga ikka iga nädalavahetus pidime võistlemas käima ja eks need eredad mälestused on tegelikult ka sellest, et me käisime mitu korda ka Ungaris, see oli vist MM või oli EM või MM, ma ei mäleta. Aga ühesõnaga, kuidagi me ka sinna saime ja bussireis sinna ja see oligi siis esimene reis ka ilma vanemateta niimoodi, et kogu oma selle trennipundiga lähed. Ja väga kihvtid olid need reisid, et ma ei teinud seal kindlasti mingeid tulemusi väga, aga kogemus on see, mis loeb. See on ka tulemus oma ette, nii et osavõtt. Marko, kas sina mäletad? No ma mäletan episoodiliselt, kuna mul on esimese võistluse kohta ka olemas diplom, mis on trükitud raja tähistavale lipukesele, siis mitte trükitud, kirjutatud. Et see oli Kurgjärve spordibaasis. Ja seal siis ma olin isaga kaasas. Ja nendel oli võistlus ja siis lasti mul ka seal, ma mäletaks, see oli kilomeeter või 2 lasti läbi künda. Ja see oli, ma olin 6-aastane. Wow. Et oma selle karumütsi ja kasukaga ma seal kütsin. Kurgjärvelt on vist kõigil, kes seal on käinud. Väga südant soojendavaid mälestusi olete. Kas te olete käinud? No mina olen Rõugest pärit ja mina tean, kõik, kes alati ütlevad, kui ma ütlen Rõuges, see on see Rõuge ring. Ja siis tuleb, ma näen, et nad muutuvad näost valgeks ja higi tuleb nagu niimoodi keha peale ja hakkavad värisema vaikselt. Ma olen nüüd see aasta või tegelikult juba eelmisel suvel ma mõtlesin selle peale, et kunagi ligi 10 aastat sai seal Kurgjärvel käidud ja nüüd tahaks nagu uuesti minna, et nüüd nagu omal käel minna, et sa võtad selles vanas hotellis, võtad sa endale toa ja sa teedki ise selle treeninglaagri, et lähed kas sõbrannadega või kuidas iganes, et sealt on ikka väga sellised noorusiga kujundavad mälestused on sellest laagrist. See on väga oluline koht minu jaoks. Huvitav, neid on hästi palju, seega broneeri aasta ette. Ei, päris tõsiselt kohe. Päris tõsiselt kohe, et see on nagu, ongi selline koht, kus ja käiakse jätkuvalt ja nüüd käivadki need, kes ennem käisid laagris, nüüd käivadki juba oma peredega ja need lapsed käivad, see on siuke mitu ringi. Aga võin öelda, et ma ei oskagi öelda, ei ole back to the future, on back to the nagu see sama aeg, kui sa sealt minema kõndisid. Kõik on sama. Ja me ühe korra oleme seal läbi sõitnud mõned aastad tagasi. Juhuslikult ka tegime mingit Eesti tiiru ja siis sattusime sinna kanti ja läksime sinna ja tõesti see pole mitte midagi viimase 20 aasta jooksul muutunud, aga see ongi selle asja võlu, et sellepärast sa ju lähedki sinna tagasi, et uuesti seda oma noorust läbi elada. Me ei tohigi tuunida ega parandada midagi, jätke nii nagu on, sealt tulebki see traffic. Täpselt nii, noadlusikad kõik on sama. Nii, aga me oleme esimeste mänguga ühele poole jõudnud, mis tähendab seda, et nüüd me hakkame rääkima natukene rohkem sellest, et kuidas siis treeningkavasid koostada. Aga kõige esimene küsimus sellega seoses on see, et kui nüüd inimene ei ole ammu trenni teinud, siis mis te arvate, kuidas ta võiks üldse alustada? Näiteks mina olin siin COVIDiga autis 6 aega ja nüüd ma pean hakkama uuesti nullist pihta, et siis millest ma peaksin üldse alustama? Ja mina ei viitsinud lihtsalt, kuidas ma nüüd võiksin alustada? No ma nüüd nagu harrastaja seisukohalt lihtsalt ütleks seda, et mina paneks kõigepealt paika eesmärgi, sest minu jaoks on kõikide asjade tegemine, mida selgem eesmärk sul on, mida selgemalt sa selle enda jaoks sõnastada välja ütled, seda suurem tõenäosus on, et sa ka selle eesmärgini jõuad. Et sa hakkad vaikselt selle poole pusima, eriti kui sa oledki võib-olla 6 aega siis rajalt maas olnud, on ju, et
et eriti peale Covidit kindlasti peab väga vaikselt sellega uuesti tagasi tulema. Aga jah, mina ütleks, et see eesmärk on see esimene asi, mis sa võiksid paika panna. Aga nüüd professionaali seisukohalt. jah, no siin on kaks asja. Covidi puhul sellest taastumine hästi individuaalne. Mõnel olen näinud treenerina väga rasket nii-öelda põdemist ja väga rasket tagasi tulemist. Ja kehtivad tõesti sellised reeglid, et alustab täiesti nullist. Et see, mida iganes see null siis sinu jaoks kujutab. Kui see kujutab sinu jaoks jalutamist, siis tuleb jalutada. Kui kujutab kiirkõndi, siis tuleb kiirkõndi teha. Kui juba kannatab joosta, siis võib teha jooksu ja kõndi vahelduvalt. Ja kui ikkagi see nii-öelda baastase on olnud hea, et pole probleem vaikselt jooksma minna, siis või peaksid jooksma minna. Aga esimeste selliste intensiivsete asjadega kui 4 nädalat on möödas, ma arvan, et sul tasub veel oodata 3-4 nädalat. Võib-olla, siin on personaalne, kuidas see taastumine on toimunud. Aga ma tuvastan selle nii-öelda taseme ära, mille järgi, pulsi järgi või mis ma indikaatoriks natukene sa saad enda eelmistest kogemustest ka aimu, et kuidas siis asjad nagu ennem olid, aga sellest ei tohi lasta ennast heidutada. Et need asjad olid siis nii, et nüüd ma saan aru, et selliseks pingutuseks mul läheb hoopis palju rohkem vaja jõudu ja et ma taandan selleni ja üritan siis selle seada endale nagu esimesena, et ma tahan normaalselt ennast tunda selle aja peale. Et näiteks 4 nädalat on möödas, et veel 4 nädala pärast peale seda ma tahaksin hakata nagu tõsisemalt treenima. Et see võib olla see esimene eesmärk, et kellel on tulitakus ja suvised mingid eesmärgid ajavad nii-öelda tagant, siis on igalühel on riskimise koht, et kas kui palju ja kuidas. Et kas äkki nihutada selle suvised eesmärgid järgmise suve peale, et ja see on täiesti see on muidugi nagu mentaalselt päris raske vist üle saada sellest, et oleneb jah, kuidas kellelegi, kui nagu raudselt on oldud selle eesmärgi haardes, et ja mis on see, kas see on vahe-eesmärk või see on lõpp-eesmärk, et kuidas seda seada. Aga ma korra küsin selle kohta veel täpsustavalt, et kui ma alustan jalutamisega, siis mis see endast kujutab? Kas ma pean panema endale mingi ajalise või distantsilise või? Ma arvan, et kõikide selliste harrastuspordis on parem kasutada aega. Me jõuame, mul endal on selline näide, et kui minu treeningplaanis muutusid minutid kilomeetriteks, siis ma teadsin, et shit just got serious. Et nüüd jõudis see nii-öelda korralik ettevalmistus etapp peale. Et kui ennem oli tundides antud, et sa lähed sinna, teed oma mugavustsoonist selle asja läbi, siis olid kilomeetrid nii palju kiiresti, nii palju aeglaselt ja siis läks edasi. Aga ma saan aru, et te mõlemad rääkisite justkui nagu jooksmise seisukohast, eks ole, et kuidas jooksmisega uuesti alustada. Aga üks variant on siis jalutada, teine variant on teha sellist jalutusmatka, aga tegelikult kõik ka harrastusjooksjad peaksid tegema ka lihastreeningut ja see on tegelikult midagi sellist, milleks sul ei pea olema väga palju võhma. Et võib-olla, ma ei tea, Liisa, kui palju sina tegeled sellise nagu üke või sellise üldfüüsilise ettevalmistusega ja siis Marko võib juurde siis lisada, et kui oluline see tegelikult on. See ükega tuli kohe meelde, et Kurgjärvel pidime ka hästi palju üket tegema, kus ma seda vihkasin. Kui oli mingi ükepäev, siis oli kohutav lihtsalt. Aga nüüd jah, see üldkehaline on... Ma tunnen, et ta on nagu palju olulisem, kui ta mulle tol ajal oli ja kusjuures nüüd sügisel, kui ma ka siin teie juures käisin ja kui Sandra mulle ütleski, et kui sul midagi valutab, sul mingid liigest valutavad, sa nagu nõrk oled, et jooksed küll ja siis oled lõpuks nagu mingi nuudel valmis, aga lihaseid tuleb ka treenida, et nad jaksaksid ju toetada kõiki su liigeseid ja konte, Luid. Meeli Roosalu, ma anatoomia õppejõud tegi niimoodi praegu lihtsalt, kui sa ütlesid konte. Mõtlesin luud ja kondid. Aga ja nüüd ma olen hästi palju lisanud seda lihastreeningut küll juurde, et ise omal käel selle otsingu teinud, et mis treeningut, mis koha jaoks kehas on ju vaja on ja siis just seda nagu rohkem pushinud,
et jah, see on väga oluline ja ma olen näinud nüüd peale seda, kui ma olen hakanud lihastreeningut tegema, et see on mu seda nii-öelda jooksugeimi tegelikult päris palju muutnud. Et ma ei oleks seda oodanud, aga töötab tõesti. et sa ei oleks ise tulnud selle peale, et ma tõesti ei oleks, ma ei tea, no täitsa jah, selles suhtes udu, et mõtlesin, et noh, midagi valutab, lähen siis arsti juurde. Aga tegelikult sa saad ise enda jaoks ju nii palju juba enne ära teha. Marko, kuidas sa nagu... Ei, ma jäin mõtlema sellepärast, et siin nagu kaks teemat, et kui oli COVID ja lihtsalt füüsiliselt nagu ei jaksanud kuskile minna, et see nii-öelda elutoa diivanilt WC-sse minek oli ka nagu omaette ülesanne, siis kindlasti nagu lihas on kindlasti taandarenenud või tagasi tõmmanud. Siis oleneb see enese motivatsioonist oleneb päris palju, sest kõigile lihtsamat tüket annab kodus elutoa põrandal väga hästi teha. Ja no lisaks sellele on YouTube täis erinevaid nagu plaane, et venitaja teeb pilatest ja joogat ja kergemaid kõhulihaseharjutusi, raskemaid kõhulihaseharjutusi. Et kõike seda on suhteliselt lihtsalt võimalik nagu leida ja hakata pihta. Ja kindlasti on see, ütleme jooksutreeningu puhul või tegelikult üleüldse spordi tegemise puhul on see siuke oluline. Minul kui nii-öelda 40-ndates juba oleval meesterahval on see üsna oluline, et ma peaksin jõusaalis käima. Et siis mul ka nagu peab enam vastu see raam. Aga kas see on okei, et ma teengi ainult enda keharaskustega või ma peaksin mingi hetk liikuma ikkagi jõusaali ja hakkama raudaga pumpama? Kui me räägime sellest, et kui sa tahad kiiremini joosta, siis küll. Aga kas mul massi ei tule siis juurde ja siis mul on raskem joosta ju? Ei tule. See on, mulle meeldib see selline stigma või dogma või kuidas iganes sa üritad seda öelda, et sa saad nii lihtsalt seda massi juurde. Et ma käin korra jõusaalis ja tulen, siis ma arvan, et mis geenid? Sa võid ainult oodata Ott Kiiviktase koputus siia uksele, siis ta küsib, et kuidas ka ühe korraga nädalas saada endale lihasmassi juurde. Palun selgita. Aga kui palju ma peaks üldse nädalas tegema üket? Ma arvan, et 1-2 korda kindlasti. Aga mis see treeningute suhe siis peab olema 1-2 korda üket, aga palju sa seda jooksutrenni nagu teed, et mis see protsentuaalne nagu selles mõttes, et ükega on selline tore asi, kui sa seda kodus tingimus saad kombineerida seda jooksuga. Et selles mõttes on ikkagi, võiks öelda, et 80-20, et selline nagu printsiibi alusel võiks võtta küll. Aga kui me võtame siis nagu sammu sellisel planeerimisele lähemale, et on keegi, kes on justkui tegelenud jooksmisega, Kairi näiteks. Ja tema tahaks minna juuli lõpus, augustis poolmaratoni jooksma. Wink-wink. Ma üritan praegu väga üllatunud. Ma tegin oma esimese 20-minutilise jooksu mingi 4 päeva tagasi, nii et ma ei tea, kuidas ma nüüd selle poolmaratoni jõuan. Ehk siis pole probleeme, kalender ja Excel ja kõik aitab kohe. Aga see oleks tehtav. Oleks tehniliselt oleks tehtav, et kui on üldse sportlik inimene on, siis saab küll, mis meil on praegu, mingi 3 kuuga saab vormi küll. Jah. Nii, okei, mida ma tegema pean siis? Nii, okei, lähme poolmaratonile, davai, ma olen elus 2 tükki vist läbinud. Väga tubli. Kumbki on tore. Ainus tore poolmaraton oli Ironmani lõpus. Need, mis individuaalselt on ei olnud toredad. Ma ei tea, millest sa räägid. Nii, ja mida ma tegema pean nüüd siis? Jooksma. Kui palju ma jooksen? No ma võib-olla toon taustainfona seda, et kõige esimene kord, kui ma hakkasin jooksma, siis ma hakkasin ülikooli ajal lihtsalt oma mõtete puhastamiseks jooksma ja siis ma jooksin iga jumala kord põhimõtteliselt 5 kilomeetrit ja kogu aeg suht sama nagu tempoga. Aga millegipärast nagu mingit progressi ei toimunud, sest kogu aeg ma ei tea, kas ma peaksin vaheldama või mida ma peaksin tegema, et nagu paremaks ka saada reaalselt. Ma üritan pingsalt meelde tuletada sellise mehe nagu Michael Joyner haikut, et kuidas joosta. Nii. Ja see on see, et run sometimes longer, sometimes shorter, sometimes fast and sometimes slow. Nagu selles mõttes põhiidee on siin selles, et variatiivsus tuleb sisse tuua. Ehk et lühikesed jooksud on omal kohal taastava jooksuna, pikad jooksud on omal kohal arendava jooksuna, kiired jooksud on omal kohal selleks, et jooksu ökonoomsust paremaks saada. Ja sellele kõigele lisandub üke, et siis selle kombineerides endale, samamoodi nagu me siin 80-20 kombineerides ja ette planeerides, ma arvan, et selle nii-öelda
poolmaratoni läbimise jõudmiseni ei ole nagu küsimus. Aga mitu korda nädalas näiteks sellisel juhul Kairi võiks teha, kas see on siis 4, 5, on ta 6, ütleme näiteks jooksu? No selles mõttes lisame siia võrrandisse veel sellise toreda asja, et sul on üks mootor sees. Okei, et lihaseliselt sa pead kestma ära selle 21 kilomeetrit. Ja sul on mootor sees, mille arendamiseks sobivad ka kõik teised tegevused. Tahad, ma ei tea, sõuda, aerutada, sõita rattaga, ujumine väga hea variant, arendada nii siis südame veresoonkonna tööd, kui siis ka seda, et sa arendad oma kopsu. Et ujumis sa pead puhuma vette, mis on ikka nagu tunduvalt raskem. Et ma arvan, et sa peaksid kindlasti 5 korda nädalas ennast liigutama 2 päeva vähemalt puhkepäevaks jätma. 2 ja vaheldama sellega nii-öelda. Meil oli periodiseerimisküsimus ka, et periodiseerimine on selline nagu huvitav teema, et selle edasiarendus toimub kogu aeg pidevalt ja igasugused erinevad katsetused toimivad. Et mõni, ühesõnaga, mida mina olen näinud? Ma olen näinud sellist periodiseerimist, kus on üks ja sama nädala ülesehitus 52 nädalat aastas. Kogu aeg on üks ja sama nädal, varieeritakse treeningu sisuga. Ehk et kui mitu lõiku tehakse staadionil, ja mis tempoga nad on, aga see, et staadioni trenn on teisipäeva õhtul, see on nagu amen kirikus. Hästi raskesti jälgitav, vähesed suudavad reaalselt ära seedida selle pealt arendust. Ja samas, mida see pakub, selline periodiseerimissüsteem, ta pakub sulle kindluse. Et sina tead, su perekond teab, kes iganes teab, et sellel päeval ta teeb seda asja. Et see on suht nagu aamen kirikus, nii läheb. Siis on vanakoolisüsteemid, et on tulnud periodiseerimine Venemaalt. Alguses oli selline soovituslik vastupidavusaladele 3+1 tsükkel, et 3 nädalat järjest tõstad oma mahtu iga nädal ja siis 1 nädala teed kergemalt, isegi kergemalt kui esimene nädal. Ja siis nii-öelda plokkide kaupa tõstad endale, antud hetkel sa vist jõuad teha 2,5 plokki, kuni selle hetkeni, et sa jõuad sinna augusti alguses. Et võimalik on niimoodi teha. Siis mina olen oma harrastajate õpilaste pealt ja ka nii-öelda sportlastega olen proovinud pigem jälgida sellist 2 nädalat tööd 1 nädal kergemalt. Et seda peamiselt sellepärast, et igasugu muid stressoreid on nii palju. Ja kui see 3+1 eeldab ikka väga sellist nagu vastupidavast materjalist inimest, kes peab hästi vastu nii tööstressile kui siis sellele ka kuhjuvale väsimusele spordist. Ja teine variant, mida ma olen kasutanud, on 10 päeva natukene rohkem ja 4 päeva kergemalt, millest 2 päeva on puhkepäevad. Või siis hästi tõesti taastava treeningupäevad. Ja seda niimoodi loksutanud edasi-tagasi. Et see on alustuseks on väga hea. Et 2-nädalased tsüklid ja siis sa saad otsustada peale 2. või 3. tsüklit, antud juhul vist, kuna aega on vähe, peale 2 tsüklit, et kas ma teen nüüd 2+1 või 3+1 peale ja siis ongi võistlus käes. Liisa, kas sa oled kunagi mõelnud oma trennist niimoodi? Ei, aga mul tekkis üks küsimus küll. Karri, kas me võime ära minna? Jätame nad vestlema siia. Mul on ka väga palju küsimusi. Mul tekkis küsimus just siis neile, kes on poolmaratoni läbinud. Et kui sa treenid esimest korda, nagu ma praegu treenin, tahan poolmaratoni teha, kas individuaalselt võistlusvormis, kuidas iganes. Lihtsalt see on minu väike eesmärk see ära teha, eks. Et kas see distants, mida ma nii-öelda treeninguks kasutan, kas ma pean nagu distantsina treeningus ka 21 ära jooksma või kui ma lähen nagu seda õiget poolmaratoni tegema, et ma panen eufooria pealt selle 21 ära, kui ma muidu teen, ütleme, mingi 15 kaupa oma, ütleme, minu pikk jooks on ju, ütleme, et on 15, aga et kas see siis... Ei, ma ei arva, et sa peaksid jooksma 21 trennis. Okay. Küll, aga sul on ometi mingisugune aeg välja mõeldud, mis sa tahaksid nagu teha. Ei ole. Ta just ütles, et eesmärk tuleb paika panna, nii ütleme siin eetris kohe ära, mis on eesmärk, ajaline eesmärk. Mul ei ole ajalisi eesmärke paika pandud, minu eesmärgid ongi teistsugused. Üks eesmärk ongi see pool maraton, eks ole. Et läbida lihtsalt naeratusnäol põhimõtteliselt. Ja teine eesmärk oli mul see aasta ära teha see 1000 on ju.
1000? 1000 kilomeetrit aastaga. Just, et see on ka minu jaoks väga suur asi. Ma pean endale hullult siin sisestama, et kõigil meil on oma eesmärgid, et ütleme, et minu jaoks 1000 on väga suur asi, eks. Et see on enamus inimeste jaoks väga suur asi. Et ma näen väga palju vaeva selle nimel ja treening kogu aeg, et ma saaksin paremaks, on ju, et ma näen juba viimane, kui me sügisel vestlesime sellest jooksmisest, et väga lahe on nagu näha enda peal enesearengut. Praegu poole aastaga minu jaoks toimub minus väga suur areng. Nii distantsi mõttes, aja mõttes, selle mõttes, mida ma saan sellest jooksust, et ma teeksin seda siiamaani rõõmuga, et see ei oleks mu jaoks, et okei, ma pean jälle minema tegema, et ma olen juba teistele lubanud ja et mina nagu hästi palju üritan ikka leida enda jaoks neid mingeid väikseid neid rõõmu eesmärke ka sealt, et kogu aeg midagi uut. Aga kas sa harrastajana oled mõelnud, et panna endale paika nii, et ongi, et nüüd on mul pikk jooks, nüüd on mul lühike jooks, nüüd on mul kiire jooks, nüüd mul on 2 nädalat, kus ma teen kasvavas mahus, siis ma võtan nädalaga maha. Kas see on nagu asi, mida sa harrastajana üldse tahaksid teha? Ja seda ma teen küll, et kas mul on pikk jooks või lühike jooks. Et kui ma ennast mentaalselt ette valmistan, et täna mul on pikk jooks, siis ma tean, et ma olen piisavalt distsiplineeritud, et mul on täna pikk jooks. Ja ma mõtlen välja, kus see teekond on, et see ka hästi palju aitab mind, kui ma mõtlen, kus ma jooksen. Sest kui mõtled ikkagi, et sa tahad joosta 15 kilti, see on jumala pikk tee, kui sa seda jalutaks. Et see tee nagu oleks sul huvitav ja et sa viitsiksid just seda teed teha 15 kilti. Et mina pean küll enda jaoks välja mõtlema, pikk jooks või lühike jooks. Aga kas sa oled paika ka pannud endale, ma ei tea, kas nädala kontekstis või kuu kontekstis, et mis päevadel sa jooksed ja kuidas sa jooksed või sa mõtled lihtsalt sellel päeval, et okei, nii, täna tuleb pikk jooks? Ma ei ole selles mõttes paika pannud, et kuna eriti just siin selle pandeemia ajal, kuna mul ka väike laps on ju kodus olnud pikalt ja ise teed ka ju kodus tööd, et ma ei saa kunagi nagu kindel olla, et millal mul on see võimalus, aga kui ma näen akent, et mul on see võimalus, siis ma kohe nagu haaran sellest, et ma arvan, et selline suhtumine on nagu hästi oluline, kui sa tahad jõuda oma eesmärkideni, et sa ei haara selle vabanduse järgi, vaid sa haarad selle võimaluse järgi ja pärast on see tunne on ju, see on parim, kui sa oled selle ära teinud. Tubli oli. Täna näiteks hommikul käisin jooksmas, ma tegin oma selle otsa ära, läksin, võtsin oma veeklaasi ja mütsin endale tubli, et käisid, sest et mul oleks õhtul keeruline olnud juba, kui ma olen lapsega kodus, et siis juba läheb selle pere aja pealt nagu. Marko, kuidas üldse on, et kui sa treeningplaani teed, kui palju peab arvestama selle nii-öelda tavaeluga? Et sul ongi lapsed, mingi töö, kuidas selle ümber seda treeningplaani üldse kuidagi ehitada? No selle sisendi annab treenitav ise mulle täpselt, et mida ta saab, mida ta ei saa, mis päevad talle sobivad rohkem, millised ei sobi. Ja siis vastavalt sellele, mis eesmärgid ta seab. Et selles mõttes, et kui toome näiteks, et keegi seab eesmärgiks endale Ironmani oma vanuseklassi võitmine näiteks. Jaa, see on mu järgmine eesmärk. Väga hea. Ja siis ma ütlengi, et siis tuleb vaadata, et töö ei hakka trenni segama. Et selles mõttes, et seal on nagu vastavalt sellele, kuidas kellegi eesmärgid on, kui need on ikka väga üksteisest kaugel. Et eesmärgid on suured, aga aega saan pühendada nii vähe. Siis tuleb üsna ausalt ka öelda, et siit on nagu väga raske välja pigistada seda. Ja arvestada ka kindlasti väga palju seda tausta, mille pealt inimene tuleb. Ja kogu seda eelnevat nii-öelda koormust, vigastusi, erisusi, kõike seda. Et jah. Et ei ole nagu mõistlik hakata, et kui keegi ütleb, et ma tahan vanuserühma võita, aga ma pole kunagi sporti teinud. Aga ma tahan. Sellepärast mul naabrimees sai. Aga äkki ma 5 aasta pärast saan, ma võin selle eesmärgi juba täna panna või? Absoluutselt. Aga kui tuleb sinu juurde, ütleme, harrastussportlane ja ta ütleb, et jah, tal on näiteks see eesmärk, siis kas sul on mingid kontrollküsimused, mida sa ise tema käest küsid või mida sa lased tal endal küsida, et ta jõuaks võib-olla lihtsamini selle oma siis nagu saavutatava või reaalse eesmärgini? Eks ma vaikselt üritan aru saada sellest, et miks. Et mis see on siis, mis ta liikuma paneb, mis ta tiksuma paneb. Et see ongi nagu peamine, et seda vaikselt uurid. Ja kui tuleb välja, et on see, et naabrimees tegi ja nüüd tahaks ka, on vaja kütta, siis ja sa näed tegelikult, et see inimene ta ei ole, see pole võib-olla mõistlik tema jaoks või B, see pole tervislik, siis kuidas sa lähened sellele, et
no ma ei anna talle nii palju treeningtunde, kui kokkuvõttes läheb niimoodi ikkagi, et me alustame koostööd ja toimetame, et siis ei ole midagi teha, tuleb treenida 2 korda vähem kui naabrimees. Ja ei saa naabrimehega iga päev kütta trenne kaasa. aga näed sa, Aitäh. et on see probleem praegusel ajal, et inimesed tahavad teha üle oma võimete? Jaa, ei kindlasti on, absoluutselt. Aga kurb asi triatloni juures on see, et kui mis ma olen näinud mustreid, ütleme, et kui tehakse või tahetakse teha üle oma võimete, siis esimene asi, mis ära unustatakse, on ujumine. Et kiputakse, kuna meil väga lihtne osta endale väga ilusat ratast, väga lihtne osta endale parim varustus. No jooksmine on see, et eks me ikka oleme lapsepõlves hukakat mängid ja natuke nagu ikka oskan. Aga ujumisega on see, et kui ikka nagu ei harjuta, siis reaalseks tulemiks võib olla paanikohus surm. Et nagu kuhu me oma Nii casually mainin siin. kuhu me millise nagu korvi need mune laduda. Et sellisel juhul meeldib ikka meeldivaid tegevusi teha. Ujumine ei ole alati see kõige meeldivam tegevus. Kõige meeldivam ujumine. Ujumises kindlasti see tehnika on ja nii keeruline, et seda sa juba niisama ei võta, et kui sa muidu käid rannas ujumas suvel, siis sa ei uju mingi kindla tehnikaga ikka sulistad. Aga jah, see rattasõita jooks tuleb kindlasti palju lihtsamalt. Jah, aga eks seda nagu võimete ülehindamist, ma arvan, et selline juba triatloni kontekstis on väga tihti harrastussportlane on juba oma elus midagi korda saatnud tegelane. Ta on asutanud firmasi, mida iganes jõudnud kuhugi välja ja siis ta vaatab ja võtab oma järgmise eesmärgi umbes samamoodi, nagu ta viimased paar aastat on oma nii-öelda ärilisi eesmärke võtnud, et lähen teen ja saan. Aga kui see tausta ei ole, siis ei lähe, ei tee ja keha ei teeb saa. nii. Jah, keha. See on veel hästi kui niimoodi läheb, et keha teeb nii, et vahest inimkeha on siuke väga imeline tööriist, et ta laseb ikka väga kaua sul kuritarvitada. Aga ühel hetkel siis, kui see kuritarvitamine on teatud piirist üle läinud, et siis nagu sportlikus mõttes on väga raske sellest tagasi tulla. Või et see nõuab väga pikka kannatust ja väga pikka toimetamist. Aga mul on näiteid, kes inimesed, kes ei olnud kunagi ujunud, ei olnud sporti teinud, 31 aastat olid tegelenud alkoholi tarbimisega, mitte spordiga, nagu absoluutselt spordikaugud inimesed 50-selt on sellised eeskujud, et anna olla, et nad on nagu viimase peal, näevad välja ja oma tegevustes ka. Aga kuidas ma aru saan, et ma pingutan üle? Sest äkki ma mõtlen lihtsalt, et ma olen laisk või ma ei viitsi, et kuidas ma aru saan, et ma pingutan üle nagu? Okei. No selles mõttes, et väga, see on ka üsna lihtne, on unehäired, on pidevad meeleolumuutused, siis mingisugused põhjendamatud tülid ja asjad ja värgid-särgid, vigastused loomulikult, et keha ei tule enam toime millega iganes. Meil kõigil on nõrgad kohad, mis järgi annab. Naiste puhul menstruatsioonihäired on nagu kohe esimene suur punane lipp, et kui seal midagi hakkab toimuma, siis tuleb sellele tähelepanu pöörata. Ja meeste puhul on ka libido langus, kõik sellised asjad, et tasub ka nagu vereprooviga enda nii-öelda sisemisel ilul nii-öelda pilk peal hoida, kui seda kõigega tegeleda. Aga mida ma sealt vaatama pean sealt vereproovist? Lähen perearsti juurde, nii, ma olen nüüd sportlane, mõõdame midagi. Mida me mõõdame? Kuulasin Be First podcasti, seal üks Marko ütles. Ja selles mõttes, et kui perearst läheb, siis perearst vaatab peale, sul pole häda midagi, et sinuga pole vaja siin üldse tegeleda, sellel on siin midagi valutab või kuskilt, et siis temaga tegelema. Minu arust ei ole perearstid väga altid sul kaasa aitama sinu isiklike ambitsioonide täitmisel, et nemad tegelevad ikkagi tagajärgedega. Et kui sa tahad ise olla proaktiivne, siis sa pead ise olema proaktiivne ja sellisel juhul kõnnid sünn läbi sisse ja seal on pakett ja on tervisesportlase pakett ja siis juba ainuüksi see aitab sind, kui sul on antud piirnormid ja kui sa saad oma selle labori tulemuse kätte ja siis sa vaatad, kas kõik on piirnormide sees. See on esimene ja siis sa vaatad, kas midagi on nii-öelda piirnormile, kas alumise ja ülemise ääre peal. Ja edasine on sünn läbi, see on absoluutselt kõikide
nii-öelda testitavate asjade nii-öelda seletused on olemas ja mis see endaga kaasa toob või mis see murekoht võib olla. Ja siis tasub sealt edasi minnes on see, et mõned näitajad on mõjutatavad 1 päeva raames väga lihtsalt ja kunas sa lähed nii-öelda vereproovi andma. Ehk et vereproovi sa peaksid andma minema alati konstantselt, põhimõtteliselt sama hommikusöögi pealt, täpselt samamoodi eelmine päev, puhkepäev, mida iganes, mis iganes su sinu rutiin on, selles lähed, kui sa tahad sellest saada nagu adekvaatset infot. Näiteks, et kui ma ühe korra annan hommikul verd ilma, et ma oleks söönud, joonud, mitte midagi teinud ja siis ma järgmine kord annan õhtul ja ma olen 3 liitrit õunamahla ära joonud vahepeal. Siis on suhteliselt selge, et sul teatud nii-öelda punase vere näitajad on madalamad, kui sul olid siis, kui sa käisid hommikul andmas. Aga ma tuleks korraks sammu tagasi ja ma tuleks näiteks Liisa eesmärgi juurde, et kas Liisale sobiks see 3+1 süsteem, näiteks kui tema hakkab treenima, et kuidas see võiks välja näha, kuidas tema võiks oma treeningkava üles ehitada? 3+1 ei läheks. Ei läheks? 2+1. 2+1? Maksimaalselt 2+1 Okei. Ja see on jälle nii-öelda nagu kuidas te ütlete, disclaimer, et I don't actually know anything. et selles mõttes, et ma saan teha nagu nii-öelda siis mingisuguse oma arvamuse anda asjast. Aga ma arvan, et see on juba väga hea koht, kust alustada, sellepärast, et see Marko Alberti arvamus on palju parem kui see, et ma lihtsalt lähen ja proovin midagi. Et ütleme, et kui ongi see 2+1, eks ole, siis see tähendab seda, et Liisa võiks ühel nädalal joosta 4 päeval ja siis ühel päeval teha üket või kuidas see välja võiks näha? Kuidagi niipidi et võib-olla esimesel nädalal teha 4 jooksu 1 üke ja näiteks järgmisel nädalal 5 jooksu 1 üke. Aga need jooksud on siis need varieeruva pikkusega? Varieeruva pikkusega täpselt. Ja et esmaspäeval on lühem ja siis teisipäeval natuke pikem ja siis neljapäeval on juba sprint. Aga kusjuures see küll tegelikult läheb natuke teemast välja, aga ma ikkagi püsin ära, et just see sprintide ja lõikude trennide teema, et ma olen kuulnud väga erinevate koolkondade siis omavahelisi ütleme nii, et kõrgendatud tasemel diskussioone, kus ühed ütlevad, et see on täiesti mõttetu ja teised ütlevad, et see on hädavajalik, et mis sinu nägemus sellest on? Kui ma võtan Liisa näiteks, tervisesportlane, tema eesmärk on joosta poolmaraton, kas ta peaks jooksma lõike? Kui on küsimus läbimises, siis ei pea. Kui küsimus läbimis, siis see on mugavus, sest lõikude jooksmine ei ole mugav tegevus. Et ei pea, aga kui sul on sportlikud eesmärgid ja mingid ajalised eesmärgid, siis mina treenerina usun sellesse, et see peab olema terviklik lahendus, ehk et kõiki asju peab olema. Nii sprinte, kui tempojookse, kui nii-öelda lõigujookse, kui rahulike jookse. Et siis peab nagu kõik olema esindatud selleks, et edasi minna. Väga lihtne, kõige lihtsam viis edasi minna ongi see, et võtad endale iga päev 8 kilomeetrit ja iga kord kütad endal nii palju, kui torust tuleb. Ma usun, et see võib toimida selline aasta, võib-olla 2, päris heade tulemusteni, nagu päris head ja siis saad kõikide naabrimeeste ees saab siis öelda, et vaata, kuidas mina trenni teen. Ma teen 40 mintse päevast trenni, sa siin jooksed 2 tundi ja ma olen ikka sust kiire. Ja siis 2 aasta pärast saab asi otsa. Ma korra tuleksin selle ületreenimise juurde tagasi, et Liisa, kas sina oled täheldanud endal mingisuguseid neid asju, mida Marko välja tõi, et kas on mingid unehäired või on emotsiooni kõikumised, mis on naisterahvana väga raske aru saada, aga kas on ma alguses olin seal mingi checklist, et kas sa oled täheldanud endal, et sa oled mingi hetk võib-olla ületreeninud, ilma et sa isegi oleks mõelnud selle peale? Jah, et need häired, mis ta muidugi välja tõi, need võivad olla paljudest eluaspektidest on ju mõjutatud, et otseselt treeninguga neid kõiki siduda on keeruline, aga et kui ikka mingisugused nagu vigastused ja valud hakkavad pead tõstma, et siis neid ma muidugi seon otseselt selle just siis nagu ületreenimisega. Et seal võis olla muidugi ka mitme asja kombo, et seal on see ületreenimine, võib-olla see vale jalatus on ju liiga pikalt kasutuses olnud ja vähe jõutrenni on ju, et ma enda puhul nägin küll, et see oli siuke tore siuke 3 kombo, mis lõi mind natuke nagu rivist välja, et siin mõni aeg tagasi hakkasingi just nendega siis tööd tegema ja see väike jalatsi vahetus on ju, väike puhkus, siis nüüd
lähen füsio juurde esimest korda, hästi palju soovitati mulle seda, et ma ei tea, kuidas sa ise selle füsio osas ei, teine silm nagu on pöidlad alati püsti. vaja. Jah, absoluutselt. Mhm. Ma lihtsalt nii palju lisan siia juurde, et ületreening, see on pikema aja jooksul niimoodi enda tundmine. See, et meil nagu lühiaegselt näiteks mina teadsin, et kui ma teen raske jooksu õhtul, siis mu uni ongi häiritud. Ma tean, et on. Et see ei tähenda seda, et ma järgmine päev ei tee midagi. Ma lähen edasi, sellepärast ma tean, et järgmise päeva õhtuks ma lähen varem magama või magasin rohkem, et siis ma saan selle nii-öelda ära pahteldatud. Aga kui see on nagu pikk ja järjepidev selline tunne, et kui ikka paar kuud on juba niimoodi selline tunne, et siis ja see tegemist ei ole novembrikuu kaamusega, eks, siis on vaja nagu tõsiselt üle vaadata ja midagi muuta. Sa mainisid, et nii-öelda need indikaatorid on naistel-meestel erinevad. Kuidas üldse trenniga on? Kas naised ja mehed peaksid treeningutele erinevalt lähenema või võime ühe sama puuga minna? No, trenni peab ikka tegema, see on üks puu, eks, aga teisest puust naised-mehed on ikkagi erinevad. Et ma treenerina proovin nagu aru saada, kuidas moodi naisi treenida. Sest mulle meeldib see Stacey Simsi lause, et women are not small men. Et nagu õppige nagu aru saama sellest ja üldiselt tegelikult ei saa. Et lõpetage ära ja lõpetage ära ka kõikidele nagu noorte treeneritele, et selle ümber nii-öelda käimine, et kui ma räägin ikkagi 17-aastase tüdrukuga juttu ja selgub, et naistreenerid enne mind ei ole seda teemat kordagi puudutanud, siis antud hetkel tundub nagu naeruväärne. Et kui ainuke nagu õpetus on, et kuidas oma ebamugavusest nii-öelda jagu saada, mitte seda, et mis siis nagu on okei, mis ei ole okei ja aru saada sellest, kuidas moodi hormonaalselt need muutused toimuvad, see on ju tegelikult hästi lihtne. See on, isegi mina saan nagu aru sellest. Aga põhimõtteliselt vastates sellele siis tuleks käituda vastavalt nii-öelda panna naiste treeningu puhul tsüklisse asjad. Ja seda siis vastavalt sellele muuta, nagu ütles Tiril Ekhoff selle aasta lõpus. Tiril Ekhoff, laskesuusataja, võitis ülekaalukalt selle aasta maailma karikasarja ja tema tõi oma ajaleheartiklis välja, et nemad hakkasid eelmine hooaeg harrastamagi seda, et kõik jõutreeningud on pandud suhtesse tema tsüklist. Esimese 2 nädala jooksul on see periood, siis kus võibki treenida, ta on sarnaneb nagu rohkem nagu meeste treenil, ehk paneme raskust juurde teeme ja siis, kui tuleb teised 2 nädalat, siis tuleb seda, ei pea niimoodi tagant suruma. Et sealt nii-öelda see kasu saamine ei ole nii suur, et siis sul on vaja põhimõtteliselt, nagu kui meeste trenni vaata, siis on vaja sul 2 nädalat arendada, 2 nädalat hoida ja niimoodi minna. Et siin on nagu sellised asjad ja sellist asjast nagu näha hakkavad ka naissportlased järjest rohkem rääkima ja ka nõudma nii naissoost treenerit kui meessoost treenerit, vahet pole kumb. Et kuule, et võiks nagu vaadata selle poole. Ja kui menstruatsiooni üldse pole, siis on see on ikka nagu karmärk. Jah, üks osa on see, et naiste kehad on erinevas tsüklifaasis füüsiliselt erinevad, aga teine osa on ka selline see vaimne osa. Et ma arvan, nii naistel kui ka meestel on ikkagi seda, et kui sa midagi läheb untsu või sa ei jaksa, siis see süüdistamise tunne, vaata, mis endal tuleb, et see tegelikult ma ei tea, don't quote me, aga see hakkab füüsiliselt sulle lihtsalt, see väsimus või kuidagi selline valu sees, see mõjutab ka su füüsilist saavutust, et keha on ju kõik omavahel seotud, et jah. Kuna meil on enamus on naiskuulajad, kes meil podcasti kuulavad, siis kui me läheme nüüd tagasi selle Liisa näite juurde, et ta treenib poolmaratoniks ja me alguses rääkisime, et 2 nädalat, 1 nädal, 2 nädalat, 1 nädal, siis kas tegelikult peaks tema puhul olema ikkagi tsüklist lähtuvalt nagu 2 nädalat ja 2 nädalat hoidmist, 2 nädalat ja 2 nädalat hoidmist? No kui siin on, see läheb nagu läbimise jaoks läheb juba natuke keeruliseks. Okay, selles mõttes jah, et nagu hakata nagu nii peeneks ajama, sellepärast, et
et kui oluline on ikkagi nagu nautida kogu tegevust, siis kõik selline nagu asja nagu ülipeeneks ajamine võtab seda naudingut kohe kindlasti ära. Et kui sa lähed tulemuse peale, siis on loogiline see, et sa nagu hakkad minema igat asja järjest nagu täpsemaks. Et kõigepealt läbimise jaoks on ikkagi 99% see, et sa teed ja sa liigutad ja sa toimetad. Ja see on see, mis on oluline, et ei ole mõtet hakata seda 1% taga ajama läbimise jaoks. Et see rikub natukene seda nii-öelda võlu kogu selles protsessis. Kui me räägime nüüd sellest, et põhiline on see, et me lihtsalt teeksime ja liigutaksime, siis kus see motivatsioonipada on, kus ma võin võtta seda inspi, et käia 5 korda nädalas ja trenni teha? Liise, kus sa leiad selle? Et minna järjepidevalt teha trenni? No siin nüüd olenebki, et mis sind motiveerib, on ju, et meile kõigil on need oma asjad, mis me peame enda jaoks välja mõtlema, et miks sa seda teed, kellele sa seda teed ja sealt sa need oma vaiksed motivatsioonikillud ju leiadki, mis sul siis nagu öeldud, seal kus lõpeb motivatsioon, algab distsipliin, on ju. Et ega seda motivatsiooni ju siin lõpuni välja ka alati ei ole, et midagi tuleb selle distsipliini pealt ka ära teha. Ma küsin vahel, kuidas on, et selline ütlus on see, et hakka tegema ja siis tuleb see nagu tunne järgi, et sa ei peagi tundma ennast niimoodi siin diivanil istudes nagu kogu aeg tahaks. Olen joostes minema siit. Täpselt, jooksen siia, jooksen sinna. Aga kui jooksma hakkad, siis isegi kui see esimene nagu 5 minutit on nagu ebamugav, siis kui ühel hetkel siis saad ju aru ja pärast see tunne, millega sa tagasi tuled, on hoopis teistsugune. Ehk et sul ei ole vaja mingit motivatsiooni nõud kuskile sinna ukse kõrvale. Et tuleb... Aga kuidas ma siis ikkagi seal diivanil püsti saan, kui mul näiteks distsipliini ka ei ole? No kõigepealt veeretad põrandale ja saad püsti, sest põrandal on rullid põrandal on suht ebamugav olla ühel hetkel ja siis tõused püsti. Ja see hakka tegema, see on selles suhtes väga hea nõuanne, et see uksest välja saamine on teadupärast see kõige raskem esimene samm, et sa need riided selga paned, on ju. Aga ma ise olen viimasel ajal täheldanud, et kuidagi esimene kilomeeter või esimene 5 minutit on ju, mis sa ütlesid, et see on nagu kuidagi kõige raskem, et siis sa tead, sa oled oma selle teekonna alguses on ju alles, aga kuskil poole peal nagu kohe nagu mõnusaks läheb. Ei tahagi koju tagasi minna. Et kui sa tõesti hakkad tegema ja saad ennast sealt kodust juba kodu uste vahelt välja, et see on nagu väga suur asi ju, siis sa oled juba pool võitu on käes. Mulle kohati tundub, et kui me võtame selle sama jooksu, siis inimesed alustavad liiga kiiresti ja võib-olla see on ka üks põhjuseid, miks see esimene kilomeeter või need esimesed kilomeetrid tunduvad raskemad, sest et see ongi raskem. Kui sa lähed üle oma kehale sobilikust tempost üle, siis need järgmised või need viimased kilomeetrid ongi kannatamine, aga siin ei olegi midagi teha, et võib-olla lihtsalt alustada natuke aeglasemalt. Siinkohal väga hea soovitus. Ma ei ole kunagi teinud seda Nike Run Club äpiga neid guided run'e ja ma mõtlesin, et ma selleks esimeseks jooksuks, mis ma nüüd üle pika ajad, kui ma olen harjunud jooksma, ma teadsin, et ma nagunii lähen muidu lendan täiega peale ja siis ma pärast kahetsen, ma võtsin selle Nike esimese beginning run'i, kus ta kogu aeg tuletab sulle meelde, võtta tempot maha, kas sa tunned ennast ikka nagu nii, nagu sa peaksid, on ju. Et hästi hea on, kui sul kõrvas keegi tuletab kogu aeg seda meelde, et sa ei pea praegu sprintima, sest sa oled oma esimeses jooksus alles, on ju. Et kui keegi ei ole seda proovinud, väga soovitan, mulle väga palju aitas. Aga kui me juba vidinatest räägime siin praegu, siis kui ma olen täitsa tavaline harrastaja, siis mis vahendeid ma peaksin kasutama selleks, et mul on eesmärk on paigas, et kuidas ma selle plaani endale paika panen, et kas ma kirjutan märkmikku, kas ma teen endale mingi Exceli tabeli, ma tean, et Markole meeldivad kindlasti Exceli tabeli, kas ma teen mingisugused muud, on mingid äpid. Sportlizerid, ongi see sama Nike Run Club, on ju, et sul on kõik jooksud või sul on mingi Polari äpp või kell või mis on, jah? Et kas on võimalik kuidagi nagu, see ma arvan tekitab ka motivatsiooni, kui sa paned kirja, näiteks mul oli väga konkreetselt, ma tunnetasin, kui ma tegin oma seda septembri jooksu challenge'it, kui see oli mul kirjas, siis mul oli see, et nagu mul ei ole teist varianti, see on mul kirjas märkmikus, muidugi ma lähen. Marko on kindlasti väga palju häid soovitusi, aga enne kui ta heade soovitustega tuleb, ma siis ütlen kohe ka harrastaja seisukohalt sellele, et näiteks mul ei ole praegu kella, mida ma tahaksin endale, aga ma ei ole nagu sobivat leidnud. Ja siis ma kasutangi mingid üsna nagu suvalisi äppe, aga just jah see, et sa ikkagi trackid nagu igat oma jooksu, et see on sul kuskil kirjas, minu jaoks töötavad alati need erinevad väljakutsed, milles ma osalen, et seal nagu teisi taga ajada või ise seda esimest kohta nagu püüda hoida, et see on minu jaoks väga motiveeriv. Mis äppi sa kasutad praegu siis?
no varem kasutasin Endomontot on ju, siis nüüd kasutan MapMyRun'i. Ahah. Ja see töötab nagu harrastaja jaoks minu meelest täiesti piisavalt, et see kell oleks küll väga tore lisa, aga Aga sa ei ole kunagi oma pulssi jälginud jooksu ajal või? kunagi olen, aga ma ei tea, ma tunnen praegu nagu see kõik on nagu normis. et ma ise nagu tunnen ennast jooksu ajal hästi, siis ma võib-olla ei oskagi seda pulssi niimoodi siin taga ajada, on ju. Et pigem jah, ma neid minuteid ja kilomeetreid vaatan sealt oma kirja pandud asjadest, et aga nüüd, nii. Et rohkem ei olegi põhimõtteliselt vaja, tegelikult oleks vaja lihtsalt nagu panna endale kirja, mis sa Ja, tegelikult oled seda ma jah võin ka öelda, et lihtsalt nagu alustamise jaoks võib-olla inimestel tihti ongi nagu see hirm, et nad tunnevad, neil on nii palju asju vaja, et ma ei hakkagi alustama, sest mul ei ole seda kella ja mul ei ole neid asju, et noh, tegelikult neid ei ole sul kohe algusest vaja, et põhiasi ongi see, et sul oleks see mingi normaalne toss ja kõik su need jooksuriided ja lisavidinad, need võivad täiesti nagu olemata olla. Jah, ma arvan, et need mehed, kel pärast jooksula jalga vaja ära õrnud on, räägivad teist. Oota, mis see lahendus on siis, et kuidas ei oleks hõõrutud? Ei, no see. Mis on vaseliin või? Vähem kooki. Vaseliin sobib ka sinna. Aga kui sul on õige jooksutoss, siis sa nagu sellega ka arvad, et läheb? Ei, jalge vahest räägime praegu. Me räägime jalga vahest. Et kui sul on pikk distants, et siis see läheb. Et no tegelikult nii palju on ikka vaja nagu mingit nagu püksid ja särk pead olema sellised nagu särgil tegelikult ega väga vahet ei ole, võid puuvilase särgiga endale selga tõmmata. Pükste puhul on juba natuke raskem, et kui ära õõlub, siis järgmine päev ei lähe jooksma. Lihtsalt nagu. Seal on erinevad nipid ja trikid, vaata, mis pannakse seda meeste deodoranti vist kasutatakse ja kusjuures selleks, et see nagu käitab seda hõõtavust nagu. Jah, noh, selles mõttes on erinevaid vahendeid, mida saab kasutada ja täitsa okei. Sa tahad rääkida? Ei no selles mõttes, et mis on need vahendid, no enne Ironmani ei ole vaseliini kunagi liiga palju. Kalipsole, minul oli kogu aeg kael katki, mul läks siia seda meeletus koguses. Kaelad, kõik asjad pükstesse, sa ikka nagu põhimõtteliselt valad sisse. Nagu. No aga siis on pärast on kergem olla või parem olla. Ei, ja sellele oleneb ka nagu, et vaseliiniks tegelikult on nüüd tänapäeval juba olemas natuke paremad asjad su nahal. Aga okei, alustame vidinatest. Ei, ma ei arva, et sul peavad olema nagu kõik vidinad asjad olemas, köögikellast täitsa piisab. Läksin välja ja tulen tagasi. Ei pea kaasa võtma, tuled tagasi, no nii kaua läks ja no enam-vähem siuke ring oli. Ja kui sa tahad teada, kas ma olen jooksin rahulikult või mitte, siis tee test ja räägi sõbraga nii-öelda, kujutletava sõbraga kõrval. Kui sa suudad rahulikult mõtteid vahetada, siis järelikult sa jooksed rahulikult ja kõik on hästi. Ja kui sa tahad joosta lõigutrenne olemata sellest, et sul on eesmärgiks läbimine, siis sa võtad nii-öelda rootslaste sõna fartlek, mis on siis kiiruse mäng. Ja originaalne fartlek on ilma igasuguste ajaliste piirangutega. Jooksen tugevalt nii kaua, kuni tahan joosta tugevalt. Lõpetan ära, jooksen rahulikult nii kaua, kuni ma tunnen, et ma olen valmis jälle tugevalt jooksma. Ja siis mängid selle kiirusega, sa võid lihtsalt nagu enesetundeliselt, nüüd mul aitab sellega kiirusega mängimist ja ongi sul selline nii-öelda mitmekesine treening koos või et mul tahan teha raskemat jooksu, et lähen Tallinnas on mitmeid suusaradu. Sa lähed Järvemetsa, lähed Piritale, lähed Nõmmele, lähed Harkusse, et tahan mingit vaheldust luua, tahan raskemat treeningut, lähen läbi maastiku. Rõugesse. Sinna see Rõuge ring, ma tean küll, seal on 2-12 protsast mäge ja sellepärast rahas nagu arvas, et see on nagu hirmus raske. Tagasi vaadates see skaala on nagu hoopis teistsuguseks läinud. Aga kui sportlikud eesmärgid on pikemad, tõsisemad, siis pulsikell ja sellest arusaamine. Et pulss ei ole enam A ja O, nüüd on tekkinud igasugu vidinaid, mida võib ka kasutada, ei pea. Et isegi on tekkinud võimsusandurid jooksus. Et sa vaatadki nagu selle järgi nüüd doseerid oma siis nii-öelda jooksu intensiivsust. Enam mitte nii-öelda pulsi järgi, kuna pulss tuleb alati mingi viitega järgi. Et algus hakkad kiirelt minema, vaatad, oi näe, pulss täitsa kõik on korras ja siis kui ühel hetkel tuleb, siis on seo. Et kui sul endal ei ole seda kogemust või seda, et kuidas moodi minu pulss reageerib mingile asjale, kuidas ma vastu pean ja kuidas see toimib, siis on häda käes, kui pulsikella.
aga kas ma võin usaldada pulsikella, et kui pulsikell ütleb mulle, et mis ta ütleb mingi, et overtrained või midagi siukest, et siis nii ongi. sa räägid Polarist praegu, eks No ole? näiteks jah, Polar ütleb on ju overtrained või undertrained või mis ta ütleb seal vahepeal. ja ei, see on siuke, ma ei oska tegelikult mitte midagi selle kohta öelda, ma tean, et Et kas ma Et peaks Kar- seda kuulama või mitte? Karminil on terve nagu korruse täis mingeid insenere, kes üritavad leida algoritmi, et see, mida see kell sulle ütleb, oleks siis võimalikult lähedane sellele, mida sa peaksid tegema, eks. kuidas neil see töö siis läheb? Ma ei tea, minu jaoks, no ma lihtsalt vaatan ja see on nagu pigem on see siuke nagu naljakoht, et Et ei pea olema selles kinni. ei pea olema sellest kinni, sinu enesetunne on kõige olulisem. Et tegelikult kõik need vahendid, mis on ju loodud selleks, et sa õpiksid tundma ennast ja oma kehase pingutuse juures. Et mis siis tõesti, et kui on kirjutatud sulle ette, et sellel pulsil, sellel päeval on see jooks ja pulsivöö läheb katki, mis siis jookseb tegemata. Ja see ei ole kirjas, siis mis asja, mis mõttetu trenni teha ju. Täpselt, et ma ei saa, ja täpselt, et kell läheb katki, et kuidas see on, et kui GPS faili ei ole, siis pole trenni. Pole trenni teinud, nii on. Pole teinud, eks. Absoluutselt. Ei, sorry. Kuidas ma sotsmeedias jagada saan, mis asja nagu? Ei, aga ma lihtsalt ütlen omast kogemusest, et siis kui Marko oli minu treener ja minul oli ma mäletan, selle aja jooksul oli 2 sellist trenni, kus mul kell ei reageerinud, mul oli paanika, ma ütlesin, oh my god, ta arvab nüüd, et ma ei käinud, mida ma nüüd teen, issand, nagu ta selle Lähed teed ühe trenni veel 2 juks. oli, käis korra mõttest läbi, et nüüd kus ma ütlen treenerile, et ta arvab võib-olla, et ma ei käinud, on ju. Aga ühesõnaga kell, tore, nice to have, minu arust mulle tundub, et mida ei tehta või ei viitsita teha, on justkui nagu kirjutada tagasisidet iseendale peale treeninguid. Sest et mulle tundub, et see annab ka sellist tagasisidet, või nagu teadmist, et jaa, sel päeval ma tundsin ennast nii, ma jooksin nii mitu kilomeetrit, ma magasin eelmisel ööl näiteks nii palju, ma ei tea, stressitase ise hindan 1-10 oli selline, et kas see on midagi sellist, mida tasuks teha? Sest see on tüütu. Ja inimesed tihti teest, sest see on tüütu. No sellepärast kõik need äpid ongi ju. Aga kui sa ütled, et nad ei ole nagu sellepärast, et see tegevus, mis sa just mainisid, ongi kõige efektiivsem. Et nagu selles mõttes, et see on see, millest väga paljud ei taha aru saada, et 99% ongi see, kui sa selle ise üles kirjutad ja selle ise läbi käid. Ja 1% on see, et seal ta võib-olla sulle tõesti need Karmini nii-öelda software development mehed mõtlesid välja mingisuguse uudse asja, mille sina tähelepanu ei pöörandaks. Aga pigem on see ikkagi ise kirjutamine ja sellepärast neid äppe nii palju on, et see ongi raske. Ja ongi raske, see nõuab distsipliini ja see nõuab tegevust ja nõuab tunnetust ja reaalset mõtlemist. Tegelikult sa õpid enda kohta selle protsessi jooksul väga palju ja oskadki ennast tagasisidestada. Oota, aga Marko, sina oled Exceli juurde jäänud või sa kasutad ikka mingit fancy täppi? Ma kasutan treenerina, ma kasutan Training Peaksi. Okay. Ja see on triatloni maailmas nagu hästi tuntud, jooksumaailmas ka natukene, et ta on siuke mitmekülgne programm, mis treenerile annab siis võimaluse kava edastada ja treenid tavale siis võimaluse panna oma kell nii-öelda läbi rääkima oma kellakeskkonnaga, siis see kellakeskkond ja Training Peaks rääkivad omavahel läbi. Ja mis Training Peaksis siis see abi peaks nagu mulle treenerina tulema, et ma peaksin saama ka, või ma tean, et ma saan määrata ette treeningu raskusastet ja siis ma saan pärast vaadata, et kas see nagu langes kokku või langenud kokku. Et seal on, ma ise arvan, et ma kasutan võib-olla alla 50% kogu selle programmi võimalustest. Et seal kindlasti saaks seda nagu paremini teha ja diferentseerida neid asju. Et aga ma praegu ei tunne või ei näe nagu vajadust sellele. Et samamoodi on need Training Peaksi kogu need graafikud, mis minu jaoks kõikide sportlaste kohta välja joonistuvad, on siuke, jälle nice to have taustainfo, aga see, kuidas võib-olla kõnemaneeris, kas telefonivestlusel asju nagu käsitletakse või mismoodi asjad kulgevad, see ütleb mulle natuke rohkem kui see, mis mulle Training Peaks ütleb. Vahest langevad need väga hästi kokku ka. Aga need langevad hästi kokku nendel inimestel, kes ongi distsiplineeritud ja vaatavad ja tegutsevad. Nagu et ütleme nii, et Training Peaks on roheline. See on muidugi selline
see on selline programm, kus nii-öelda obsessive compulsive inimesed, neil on see nagu tõsine probleem. Kui seal on mingi teine värv kui roheline, siis on niimoodi, et see on nagu jama, noh. Sul on mingi See on kogemus nagu- sellega saanud. See on nagu, aga see on omamoodi on see jälle või selline hea motivatsioon, et kui ma näen, et ma olen ilusti kirjutanud, teinud mingisuguseid märkmeid nädal aega järjest, no ma ei saa jätta seda tegemata, no ikka nagu pead kõik asjad ära tegema. Minu meelest selle It somehow works. kella kasutamine ka nagu kipub minema natuke selliseks nagu obsessiivseks, et kunagi kui ma kasutasin ka aastaid, et sa lähed nagu nii sõltuvaks sellest kellast, et kogu aeg vaatad neid oma numbreid ja noh, siis tekibki täpselt see, et kui sul peaks kell maha jääma kuskil, sa oled mingi dušil ära võtnud või midagi, siis sul nagu ei olegi mõtet minna trennist nagu mis ma teen, ma kirja ei saa panna ju, ega siis ei ole vahet ju enam, sest noh, nendesse telefoni äppidesse sa saad ju hiljem on ju käsitsi sisestada oma trenni, aga sinna kella nagu ei saanud. Ja ma ise mõtlen seda ka, et kui ma harrastajana, kui ma nagu igat oma trenni trackiks veel niimoodi nagu tagasi, et kuidas oli mu eelmise öö uni, mida ma sõin, siis ma tunnen, et ma kuidagi veel eriti nagu hakkaksin ennast saboteerima sellega, et kui ma siis järgmise trenni eel ei ole nagu seda mustrit täitnud, mis oli mul väga edukas eelmises trennis, siis ma juba kohe nagu alateadlikult mõtleks, täna ei tule nii hea trenn, et täna ma kindlasti ei saa nii head saavutust. Aga võib-olla see on lihtsalt mina, kes nagu niimoodi üle mõtleb. Mis level mõtlemist? Mul tekkis mingi 5 levelit lihtsalt, et ma jah, nagu profisportlaste puhul see on kindlasti ülivajalik, aga võib-olla harrastan, et kui sa nagu ei viitsi seda teha, siis sa ei pea seda tegema. Et saab edukalt trennid tehtud. Sain, me oleme nüüd küsinud väga palju küsimusi. Kas me laseme teistel ka küsida? Jaa, aga ma küsiks ikka enne ühe asja. No nii. Võib-olla see tegelikult on teile mõlemale, aga ma alustan Marko sinust, et mis sa näed, et või mis on sulle ette sattunud kõige ohtlikumad või sellised, mis eesti keele sõna on, self-sabotaging? Saad aru, on ju? Jah, õige. Soovitused või müüdid, mis on just treeningute planeerimise kohta liikvel? no võib-olla kõige esimene müüt ongi see sama küsimus oli, et kas ma pean tegema selle distantsi läbi. Et ajaliselt ma olen nõus, toome näite, et tipptriatleedid, nende võistlusaeg on kuskil 8 tundi Ironmanile. Ja siis minu pikim treeningpäev vist jäi sinna kuskil 6-7 tunni kanti, mitte rohkem. Aga ma tean triatleete, kes teevad reaalselt 8-8,5 tunniseid päevi. Seda küll siis mitte sellise intensiivsus nagu võistlus on, vaid rahulikum intensiivsusega tead läbi. Ja idee ongi siis selles, et olla sama palju, sama aeg nii-öelda tarjuda selle kogu ajalise kestvusega ära. Minu nagu karjäär oli selleks ajaks juba üsna pikk, kui ma täispikani jõudsin, et mul ei olnud vaja seda teha, ma teadsin, ma kestan selle ära. Aga see nõuanne, et näiteks, et kui Ironmaniks keegi valmistub, et siis tal on ilmtingimata vaja teha 8 tunnist treeningpäevi, et siis see on päris ohtlik. No ühesõnaga, ja kui veel on nagu 10 tunni plaan, et siis 10 tunniseid treeningplaan, aga kuidagi nagu niipidi, et see. Või 15 tunni plaan, et siis. Jah, täpselt. See viib küll igasuguse isu ära sinna starti minna. Et jah, see on, ma arvan, peamine asi, et teine on see nii-öelda siis high interval training ja selle nii-öelda üledoseerimine, eriti vastupidavusala kontekstis. Heat, jah. Aga see on ju nii hea, lühikese ajaga rohkem tulemust, väärkis särki eive. Ja sellele on vaja umbes, ma ei oska öelda, mitmekordselt teha taastavat tööd kõrvale või rahulikku tööd. Et muidugi võibki teha, suurim vahe profispordi ja harrastusspordi vahe on see, et me teeme harrastussportlased, profisportlased suht samas mahus intensiivset trenni, aga kogu see muu paun sinna taha, mis on rahulik töö kõrvale, selle profitajad harrastajad ei tee. Neil ei ole lihtsalt aega selleks, aga tahetakse teha intensiivsus samas mahus. See tundub väga ohtlik. No ei, eks ta ongi lühemas ja pikemas perspektiivis. Nii, Sain, kas me nüüd võime liikuda fänniküsimuste juurde või sa tahad veel Liisalt ka Ma tahtsin, et Liisa ka võib-olla, kui sina harrastajana oled kuulnud mingid ohtlikke soovitusi või on keegi sulle öelnud midagi? Mul on muidugi rohkem meelde jäänud võib-olla sellest toitumismaailmast siuksed hästi, need absurdsed soovitused, et
peale 6 ei tohi süüa. No iga kord, kui keegi seda ütleb, siis mul lihtsalt nagu palun lõpeta. Aga Watch me. et need on nagu hästi õudsed, et paljud ju jälgivad neid ka väga truult. Aga spordi mõttes siis mulle kirjutatakse hästi palju sotsmeedias, et kuidas alustada, anna mingid nippe ja ma alati hästi ettevaatlikult annan mingeid soovitusi, sest noh, minul ei ole ju mingit professionaalset tausta ja pigem ma tihtipeale olengi nad suunanud kas kellegi jutule või kust mida uurida rohkem, et noh, ma ei julge ka alati raudpolt on ju mingit soovitust anda, aga noh, lihtsalt noh, kas või alustamiseks see, et võtad kraadlikult, teed jookskõnd vaheldumisi, et see on mulle hästi palju jäänud silma, et inimesed arvavad, et kohe, kui sa alustad, sa pead kohe jaksama joosta tervet oma distantsi ja kui sa ei jaksa, siis sa teed midagi väga valesti või sul on midagi viga. Et mul on tõesti reaalselt kirjutatud mitu korda, et ma ei jaksanud joosta 5 kilomeetrit, et ma vist ikka ei jätka sellega, et no ma ei jaksa lihtsalt. Kas sa jaksasid esimene kord minna joosta 5 kilomeetrit? Ei, ja siis ma räägingi neile, et noh, kui mina alustasin, et no kõigepealt üldse see, et miks sa alustad, sa pead enne selle endale jaoks välja mõtlema, siis sa üldse viitsid selle progressiga on ju tegeleda ja ma väga pikalt tegin ikka jookskõnd vaheldumisi, et üldse treenida enda seda mingit võhma on ju, et ma jaksaks pikemalt midagi teha. Ja noh, just selle seletamine, et see on nii okei, et võtke rahulikult, kõndige, jookske, et kas sa teed siis oma mingite minuti kombodega seda kõndjooksu või siis mingite 100 meetrite kaupa, et kuidas iganes, et lihtsalt peaasi, et sa alustad kuidagi. Ma olen valmis. Oled valmis? Aga ma hoiatan ette, et siin tegelikult on... Mina võtan siit kohe esimese. Nii. Excuse me! Sa küsisid siin järjest 2 küsimust. Okei, fine. Kuidas leida ette tehtud treeningkavad? Mul ei ole raha, et endale mingit personaaltreenerit võtta, et kust ma siis leian endale selle treeningkava, et mul ei ole ju teadmisega treeningkava endale koostada, et kust ma saan? Ei, ma ei tea, neid kohti on nagu nii palju. Nii. Ma arvan, ainuüksi doktor Google annab sulle. Aga kas neid tasub usaldada? Sest et tegelikult selle teemalisi küsimusi oli umbes 4 erinevas sõnastuses. Et kas tasub usaldada lihtsalt välja prinditud kuskilt mingit Ja, treeningkava? kellegi teise treeningkava. Nagu, kuidas ma ütlen, nagu sellist juhtnööri ja, kui tõde ei. Et selles mõttes, et see tuleb ikkagi kohandada igal inimesel nagu enda jaoks sobivaks. Kui ta tahab sealt võtta selle koormusjaotuse, et see, mis päeval teha tugevalt, mis päeval teha rahulikult, siis miks mitte enamustes nendes treeningplaanides ikkagi mingisugust sellist loogikat jälgitakse. Ja see võib olla siis spetsiifilisem plaan või mitte nii spetsiifiline plaan, et oleneb, kellel millised nagu eesmärgid on, kas nad jooks, triatlon, ratas, et tegelikult on nagu neid hästi palju saadaval ja on, ma usun, et ka kõikide nende vanakooli ajakirjade välja prinditud plaanid, et need on ka kõik olemas ja saad sealt võtta mingisuguse oma joone, millega minna. Ma vaatasin, et Ironmanil on ka ilusasti üleval iga nädalane mingisugune treeningkava, mida kaasa teha ja see justkui läheb ju individuaalseks, kui sul on ajaline limiit sinna pandud, on ju. Sest sina jooksed ilmselgelt poole tunni jooksul natuke rohkem kui mina. Et siis ta justkui läheb individuaalseks või ju? Jah, selles mõttes küll. Sa oma tempode ja pulsitsoonidega niikuinii individualiseerid selle ära. Kusjuures ma tahan kiita seda ajalist määratlust, sest et mina mäletan, et kui ma alustasin triatloniga, siis oli minu treener Priit Alt, kes andiski ette samamoodi, et minutite kaupa ja ma tundsin, et see oli lifesaver. Sest et seda meeletut pinget ei olnud enam peal jõuda selle kilometraaži sisse, vaid et see kuidagi aitas palju paremini hakkama saada selle koormusega ja sellega, mis siin kupli all ka toimus, et väga soovitan proovida, ausalt. Ma olen alati valmis midagi uut proovima, see jälle toob mingi uue põnevuse, mingi uus asi, see on nagu, sul on mingi uus rada, kohe lähen. Aga ma mõtlesin, korraga ütlen selle treeningkavade kohta, et ma ise olen ka elu jooksul ikka ülipalju üritanud neid erinevaid otsida ja mitte ühegi juurde ma ei ole jäänud pidama. Aga miks mitte? Ma arvan, et ma ei ole nagu päriselt võib-olla tahtnud seda konkreetset trenni nii väga teha, et ma viitsiksin selle juurde pidama jääda, et pigem on minu kogemused sellega see, et ma lähen jõusaali ja siis ma teen selle oma mingi ratta või oma jooksu ära ja siis mõtlen nii, mis nüüd teha ja siis guugeldad seda, ma olen kindlasti mingi 50 korda teinud ab workout for women. See on YouTube'i popib mida Lego workout for women. Ja siis sa leiad selle mingi kava, mõtled, see on päris hea, et ma teen seda järgmised korrad ka, kui ma jõusaali tulen ja siis sa ei tee seda kindlasti enam.
iga kord võtad ikka mingi uue, et minu endale personaalselt kindlasti töötaks paremini, kui mul olekski mingi enda kindel personaaltreener, kellega ma teen alguses mingi trenni läbi, siis ütleb, et ahah, okei, sina võiksid teha järgmised 2 nädalat niimoodi näiteks. Siis see töötaks hästi. No ma olen ikka selle NTC äpi advocate, et ma väga soovitan, seal on võimalik teha endal lasta taha programme panna, sa valid siis selle fookuse ka järgi, et kas sa tahad lihastreeningut või sa tahad lühemaid trenne või pikemaid trenne ja siis ta paneb sulle sinna tavaliselt 8-nädalase kava ja siis kas siis iga päev teed või siis noh, ma ei tea, ikka 2 päeva tagant, eks ole, et sul on vähemalt ees see, mida sa pead tegema ja ma ei tea, mul on küll alati väga hästi mõjunud, et sa lähed sinna, vajutad nupu peale, sa ei pea otsima, ei pea guugeldama, et nad ei ole mingi mega keerulised ka, et väga inimlikud. Ja need on siis nii-öelda nagu jõusaalikavad või kodukavad või mis? Mina teen kodus ja üket, et mul on küll mingisugused hantlid ja asjad kodus olemas, millega ma saan möllata, aga noh, sorry, aga kui sul on hantlid seal harjutuses näitab hantlitega, no sa ei pea võtma, sa võid võtta ka endale 2 jahukotti kätte ja siis nendega möllata, eks ole, et või siis good luck, leidke endale praegu koht, mis müüb hantleid. Nüüd on jõusaal lahti, nüüd on äkki läheb rahulikumaks. Aga mul meeldis, et Liisa, sa mainisid, et personaaltreener võtta, on ju. Mina olen ka siukene inimene, et kui mul on ikkagi suurem eesmärk, siis mul on vaja treenerit kõrvale. Et see on kuidagi lisamotivaator tegelikult. Kuidas ma leian endale hea treeneri? No minul nii vedas, et mina sain Ironmani projekti raames sain Alari all olla, et noh, enam paremaks ma ei tea. No, et aga kui ma peaksin nüüd täna otsima endale poolmaratoni jaoks treeneri, kust ma üldse alustama peaksin ja mida ma vaatama peaksin? No, ei ole just lihtne küsimus. No siia lõppu tuleb ikka mõni raske ka panna, sul läks liiga ladusalt siin. Ja. Minu arust, noh, ma pean esimese asjana ütlema, et on olemas täiesti siuke asi olemas nagu treenerite register. Nii. On olemas selline sihtasutus nagu Eesti Sporditeabe ja antidoping, ei olnud, Eesti Sporditeabe sihtasutus vist on. Ja seal all on olemas treenerite register, kus on olemas kõik kutsekvalifikatsiooni eksami sooritanud treenerid. Sealt sa saad vaadata siis vastavalt sellele spordialale. Loomulikult on Eestis ka, ütleme, et see on murekoht, et kõik treenerid ei ole näinud vajadust endale see kutsekvalifikatsioon ära teha, kuna selleks, et seda hoida või seal edasi minna, seal on teatud nõudmised. Ja noh, need nii-öelda siis plussid, miinused seal kokku, noh, kogu see süsteem vaikselt nii-öelda kogub tuure, aga ta on juba üsna pikka aega rakendatud olnud, aga treeneritel selles mõttes nagu, kui nad ei tööta lastega, nad töötavad mõne spordiklubis, siis neil ei ole otsest kohustust omandada seda haridust. Kui neil on soov ennast arendada, siis nad teevad seda, kui neil ei ole seda soovi, siis nad ei tee seda. Et kui ma pean nagu esimese soovituse andma, siis see on see. Ja siis vaadata edasi. Ma mõtlengi, et kuidas ma nüüd aru saan, et kas see on siuke treener, kellel on soov ennast arendada või kes on nagu... No kui ta, selles mõttes, kui tal juba see on vähemalt mingilgi tasemel on nagu tehtud ja see on jaotatud ka kategooriatesse, et algab EKR 3. tasemega ja lõpeb 8. ja 8. tasemel meil on vist praegu 5 treenerit või kuidagi nagu sellisteks. Et vastavalt sellele saad ka sa sealt saad informatsiooni, kui palju ta on panustanud sellesse ja sealt edasi on, ma arvan, juba lihtsam, et sa saad treeneri nii-öelda nime, saad tema tausta välja uurida, kus ta tegutseb, mida teeb ja siis räägid treeneriga. Et kas ta on võimeline võtma, et mismoodi ta üldse nagu tegutseb, kus ta tegutseb, kuidasmoodi, kas ta on grupipõhine või ta on individuaalkava põhine või kõik see. Aga kas on vahet, kas olla grupiga või olla individuaalselt? No mina arvan, et grupp annab sulle tunduvalt palju rohkem juurde. Et see koos tegemine, see ind ja tänapäeval nende vastupidavsalades tegemine harrastajate gruppides on ikka väga nagu populaarne. Sul on 2 asja, et sa saad sealt kätte selle nii-öelda treeningteadmise, mida nii-öelda juba grupis olijad annavad sulle edasi, et sa ei pea kõiki asju treeneri käest uurima. Ja teine veel sa saad need lisakogemused juurde, et noh, ongi, et kuhu vaseliini määrida. Et enne pikka jooksu või et mida kaasa võtta või et ja kõige parem, ma arvan, siuke imamismehhanism on erinevad treeninglaagrid. Et sa lähed samasugustega, lähed treeninglaagrisse, mõned on pikemat aega juba olnud ja tegutsenud oma eesmärkide suhtes ja sa saad ise ka enda nii-öelda eesmärke asju kalibreerida.
see tundub nii hirmus, kõik tunduvad nii profid, ma mäletan esimest rattatrenni, ma olin nii paanikas nagu, sest kõik sõidavad ju nii kiiresti ja kõik juba oskavad külje kõrval, kõik saavad aru, kuidas see loogika on, kes vahetab, millal vahetab. Nagu kuidas sellest hirmust üle saada? No selleks peaks treener olema. Või vähemalt, et kui sa lähed esimest korda, et siis sa ütled, ma olen esimest korda, siis ütled, no nii. Et sellised on need põhireeglid, et me käitume nii ja nii, eriti rattatreeningu puhul. See on selline koht, kui muidu treener on, mina toetan rohkem sellist nagu demokraatlikku või sellist nagu pehmet lähenemist enamus asjadele. Aga kui me läheme rattatrenni, siis ma olen füür täis nagu. Sellepärast, et elud on mängus ja me räägime ikkagi nagu eriti, mul on ausalt öeldes endal alati on grupijuhina on hirm. Alati on hirm. Ja ma ei näe ennast lähemal ajal sellest lahti saamast. Et mul on mure selle kohta, et kui trenn on ära lõppenud, siis on okei. Et selge, et nüüd on nagu tehtud. Kusjuures mul siit tuli üks väga oluline asi välja, et julge öelda, et sa oled esimest korda või julge öelda, et sa ei tea ja julge küsida. Sest et palju hullem on see, kui sa oled seal keset, räägid samast kogemusest, keset seda rattakolonni ja mõtled nagu, oh my god, mida ma tegema pean, mismoodi see, kuidas selle vahet siin käis? Karussell. Nüüd teeme karusselli, mõtled, täitsa pükkis, ma ei saa, mis see tähendab. Sa oled liiga kauge, sa oled liiga ees. Sõida siitpood. See tekibki siuke nagu paanikatunne, et tegelikult mõtledki loll, oleks pidanud enne ütlema ja küsima, et kuulge, ma ei tea. Ei taha ju olla see, et inimene küsitakse, kes on esimest korda, siis ta saad üksi käe üles vaata, et see hirm on, ei ole hirm, ei tohi olla. Rattatreeningutega kindlasti ei tohi seda hirmu olla, sellepärast, et sinu mitteteadmine võib ju tegelikult terve grupi pikali niita. Ja see on nagu selle treeningu läbiviija nagu väga suur kohustus, et selgeks saada ja selgeks rääkida. Et tegelikult nii-öelda läänelik maailm nõuab, et enne iga trenni me räägime uuesti üle. Et kui sa lähed nelja sõbraga sõitma, et kõik tunned 11 5 aastat koos sõitnud, selge. Te ei pea üksteisele üle rääkima, et me näitame kõiki auke, me näitame stopp-märke ja me jääme punase tulega seisma, eks. Et aga kui sa lähed inimestega, keda sa ei tunne, siis need asjad tuleb läbi rääkida. Ma korra siia vahele küsin veel, Liisa, sina oled pigem individuaaltreenija. Kas sa oled kunagi mõelnud, et võiks minna grupiga jooksma? Et minnagi mingi... Ma olen käinud, minu oligi NTC see jooksutrenn, kus on siis ka tehakse mitu gruppi, on see kiirem grupp ja aeglasem grupp. Ja seal ma olen käinud ja see oli täiega lahe. Mulle väga meeldis see, et andis küll hoopis teistsuguse hingamise see treeneri tempo järgi jooksmine ja vaadata, et kõik nagu jälgivad seda. See oli väga huvitav. Aga rohkem ei olegi seda teinud, sest et ma ei tea, ma tunnen, et see individuaalselt treenides on see, et sa teed oma selle trenni ära, sa ei pea kellegi teise järgi nagu ajastama oma trenni, et ma tunnen, et ta võib-olla natuke hakkaks mind ahistama, aga samas ta on vahelduseks kindlasti väga vajalik ja lahe, eriti kui sa just üks mingi suurema eesmärgi poole on ju rühid nagu Ironman või poolmaraton. See on päris suur eesmärk. Aga ühesõnaga, meil on Nike Run Club grupp olemas Facebookis, on, et kui keegi mõtleb, et kust leida endale jooksupartnereid, et siis seal on tõepoolest alati väga palju jooksjaid ja väga lõbus seltskond. Nii, kas me võtame, me ei võta rohkem fänniküsimusi, me võtame soovitused. Tegelikult ma ütlen ausalt, siia tuli Markole päris mitu küsimust, aga me vastame neid siis, kui Marko tuleb meil eraldi episoodile. Okay. Palun tule. Panime tanki lihtsalt, praegu sa ei pääse. Liisa, käis ilusti, ei olnud hirmus ju. No nii et sina oled siis järgmisena meil individuaalselt siin platsis. Aga soovituste nurk, 3 soovitust, mida mega podcasti lõpus küsime. Üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Saad juba seda vastanud. Ma tunnen, ma eelmine kord juba tegin nii suure nagu otsitöö ma ajus, et mis siia vastata, mis on head vastused. Aga lisaks veel, mida võiks õppida, täiesti muidugi mitte üldse spordiga seotud teemaga. Ma tunnen, et keegi on seda võib-olla juba vastanud ka, aga mulle endale väga meeldiks mõelda, et inimene võiks õppida elu jooksul veel mõne keele näiteks ära, et see on kuidagi selline hästi... Maian ütles seda. Võt, et seda ma juba ise mõtlesin eelmine kord öelda, aga siis ikka ütlesin midagi muud. Aga ise olen siin ka tükk aega valmistun juba, et tahaks näiteks hispaania keelt õppida ja et natuke nagu teisel levelil ennast jälle Buenos dias. Nii, Marko? Mida iga inimene võiks õppida? Just. No ei ole mul mingisugust
nagu ei tundnud väga head mõtet. Ma arvan, et võiks õppida spordi mõttes teistega arvestama. Mis see Ja tähendab? ma mõtlen seda just ka nende grupitreeningute selle mõttes, et sa lähed sinna ja sa oled teistega koos ja sinu ülesanne on siis tõsta gruppi ülespoole, mitte otsida grupist seda, mida minul vaja on, vaid anda ka teistele nii-öelda vastu midagi. Et mõelda läbi enda jaoks, et mis see on, mida mina toon siia, kas ma toon oma iga kord hea tuju või ma iga kord siis, kui kellelgi on kehvad, siis ma aitan teda. Toon muffineid, sobib. Ka peale. Kus need trennid on? Sinna ma küll läheks. Absoluutselt, iga kell oleks kohal. Ütle sportlasele sööki ja tasuta ja siis on, nagu sul on jono on ukse taga kohal. Aga no nojah, selles mõttes põhimõte, et selles mõttes arvestada ja nagu hoolida rohkem. Leave your ego at the door. No jaa, et võib-olla saada aru sellest, et selline asi viib ainult teatud maani edasi. Okei, järgmine soovitus. Üks koht, kus iga inimene võiks käia. Oi jah. Ma annan siin nüüd sõna Markole. Ma olen juba liiga rääkinud sellest. Ma saan aru, et see on konkreetselt geograafiline koht, et kus igaüks võiks käia. Kuidas sa ise tõlgendad? Tänapäeval on, praegu pandeemia tingimustes on meil reisimisega ikka väga raske. Näiteks Eestis? Näiteks Eestis. No näiteks ma loodan ise, et ma saan minna sellel suvel Hiiumaale. Et ma olen seal kunagi käinud, kui ma olin väike, ühesõnaga siuke 12-13, et ma ei ole Ma ei tea, Muhumaa on nii palju parem, et see on mingi võistlus. Ei no muidugi on võistlus. Ma ei tea, kas ma siis ütlen, et oli plaan nagu Hiiumaa, Saaremaa ja Muhumaa läbi käia, et võtta endale see aeg. Et saartel, et ma ei ole seal käinud, et käia Eestimaad avastamas on üks väga-väga lahe asi. Ja ma pean siinkohal ütlema, et ma olen väga ikka algaja selles osas. Et eelmine aasta me tegime perega väikse sellise matkabussi tripi, kus me sõitsime siis põhimõtteliselt idapoolset Eestit alla ja ma käisin esimest korda Peipsi ääres. Ma ei olnud käinud nii Peipsi ilus on ida pool ikka ja täiesti. jõudsime välja nagu sinna Meemi-Kunno rabani. Et sellised polnud enam käinud. Sportlasena tegelikult kõik, mis on füüsiline tegevus, on trenn ja ülejäänud aega on jalad püsti, mitte ei ole nagu ei käi matkamas või toimetamas. Aga matk on ju väga hea trenn. Matk, jaa, harrastajale kindlasti. See on nagu see, et mulle aeg-ajalt saadetakse mulle ka huvitavaid küsimusi, siis saadeti küsimusi, et millise lapsekäruga te jooksete. Ja siis ma ütlesin, et ma ei jookse lapsekäruga, sellepärast et ma teen trenni. Ahaa, okei. Jah, ma ei ostnud kunagi ühegi lapse jaoks endale spetsiaalselt seda tuule jooksukäru, sellepärast, et ma olen trennis, ma olen trenni tegema. Et mul ei olnud nagu seda, et iga liikumine on okei. Praegu oleks iga liikumine okei. Aga profispordi mõistes nagu ei. Liisa, kuhu me lähme? Kuhu me reisime? Sa just tulid siin hea soojalt maal. No Otepääle mingi näiteks. Mulle endale väga Otepääl meeldib, eelmine aasta suvel käisime ka. Minul kohe muidugi jälle jooksutrenn, kõik jooksuriided kaasas ja seal on ju neid mägesid on korralikult ja sellepärast oligi jälle minu jaoks huvitav, et täiesti teistsugune maastik on ju ja see oli muidugi mingi kuuma laine ajal ka, et 30 kraadi oli, aga see oli ikka ülilahe. Uskumatult ilus koht, kus joosta on ikka ümber selle järvekese seal. Ja lõpetad oma jooksu ära, on ju, lähed kohe lõpetadki selle järve juures kohe ujuma. No, ideaalne ju. Saaks midagi paremat tahta. Välja arvatud siis, kui sa teed seal triatloni ja pead 200 ringi jooksma, siis ei. Sa ei pea sealt mäest üles jooksma, sa võid suure sammuga minna, suured käed käima. See on täiesti okei. Okei, ja viimane soovitus, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Olgu see siis raamat või teatri, etendus või näitus, podcast. Kuidas see on kõige raskem küsimus? Liisa on juba andnud meile seda. Mina olen andnud juba teile ühe teatrietenduse, aga see on ilmselt sellepärast nii raske küsimus, et kuna inimesed on erinevad, on ju, siis juba maitsed on erinevad, eks mida sa tarbida tahad. Minu meelest ma olen sellest rääkinud, eriti viimase mingi kuul ajal, kõikides oma sotsiaalmeediakanalites üli palju ja see huvitab ainult ühte kindlat segmenti inimestest, aga ma räägin sellest siis veel, sest et see on
minu viimase kuu aja kõikide jooksude kaasnenud klappides ja selleks on The Office'i sarja podcast. Ma arvan, et inimestel on nii kopp ees, sest ma olen sellest nii palju rääkinud, aga The Office'i sari siis, kui oled seda vaadanud, mina olen täiesti sõltuvusest sellest juba viimased, ma ei tea, 7 aastat iga aasta vaatame uuesti ja see on siis podcast, mis on selle sarja ümber üles ehitatud. Igas osas räägitakse ühest The Office'i osast ja no see ei saaks midagi paremat olla ühe sarja fänni jaoks. Kui sul on mingi lemmiksari ja sellest tehakse podcast, see on lihtsalt, see on nagu veel seda sarja, veel. Ja siuke asi hoiab mind ülikaua lihtsalt väljas ja see ajab mind välja, sest ma nii väga tahan jälle seda kuulata. Nii et seda soovitan kindlasti. Paneme kõrva taha. Nii, Margo? Jaa. Ma arvan, et kui midagi siin soovitada, siis minge lugege Lasse Vireeni elulugu läbi, mis see on see autobiograafia 70-ndatel kuskil ilmunud või 80-ndatel. Mul on see täiesti kapsaks loetud, ma jagan seda oma 15-aastaste õpilastega, et nad loeks ja see on siuke nagu klassikaline spordiajakirjanduse. Et noh, jätame kõrvale kõik need asjad, mida me teame, mis siis nagu, et veredoping sellel ajal oli okei ja kõik need asjad, jätame need asjad kõrvale. Loeme seda lihtsalt kui nagu, kuidas sportlane kasvas, kuidas moodi ta need 2 olümpiatsüklit hakkama sai, mismoodi need võistlused toimusid. Et see ja ka mulle endale lapsepõlvest meenub, et kui ma lugesin esimest korda Gunde Svani raamatut, see on siis Rootsi suusataja ja legendaarne vana. Et need olid siuksed lahedad asjad, aga noh, jah, podcast'e ma kuulan ka oksendamiseni. Et nii selles mõttes neid, kus ma ei pea kaasa mõtlema, vaid lihtsalt kuulama ja siis ka neid, kus ma pean nagu kaasa mõtlema ja mõtlema, mis see tähendab minu kui treeneri või kuidas ma sportlastega tegutsen. Kas tuleb mõni äkki meelde ka? Podcast. Kõik need asjad käivad lainetena. Hetkel ma olen ühe ujumispodcasti nii-öelda austaja. See on siuke Austraalia ujuja, hilisem ujumistreener nagu Brett Hawke. Ta oli sellise ülikooli nagu Auburni ülikooli peatreener pikalt. Põles läbi ja nüüd nagu teeb podcasti ja teeb sellist nagu kliniku tüüpi tööd. Nii-öelda swim clinics siis üle Ameerikas, ta on austraallane ja ise ka olnud olümpiamängudel ja isegi olümpiamängude finaalis ujunud sprinti. Ja tema nii-öelda tutvusringkond on siis hästi lai, ulatudes nii-öelda meestest, kellega ta koos ujus, ehk minu jaoks oli äärmiselt huvitav kuulata podcasti Aleksandr Popoviga, kes on siis ainuke ujuja, kes on suutnud 2 järjestikusel olümpial võita nii 50 kui 100 vabalt. Et see siis Barcelona, Atlanta ja Sydney mängudel ta tuli ka tagasi, tuli hõbedale 100. Et siuke nagu klassikaline vend ja kui sa kuulad nagu mida ta tegi selleks, et edukas olla, siis sa absoluutselt ei imesta, et ta nii edukas oli. Mida ta oli nagu valmis tegema juba 2-kordse olümpiavõitjana elama kuskil, kuna tema treener tahtis areneda ja kolis Austraaliasse, Gennadi Turetski, ja siis ta küsis Popovi, kes tahad kaasa tulla ja austraalased lubasid siis Popovil ka minna. Ja siis ta elas selles nii-öelda Australian Institute of Sport ühiselamus kuskil ühetoalises toas. Aga ta tahtis teha, ta võttis veel medaleid. Ja no muidugi veel rohkem on isegi huvi pakkunud erinevate treeneritega jutuajamised, kus nad siis nagu selles mõttes ei ole full script out, vaid ongi sellest, et mida on tehtud, kuidas on tehtud ja kuidas nende erinevate karjäärideni siis on jõutud. Et hästi palju on kolledži treenerid muidugi olnud, kuna see ringkond tundub talle kõige tuttavam olemast ja need ei ole väga pikad, et need on siuksed 40 minutised. Mitte nii nagu meil. Aga see ongi meie märguanne tegelikult, et tänane podcast kokku tõmmata. Aitäh teile, et tulite meile külla, et rääkida, kuidas trenni endale üles seada. Ja ma usun, et harrastajad kindlasti said siit endale väga palju nippe, trikke, mida kõrva taha panna ja või ajas nad veel rohkem segadusse ja tekitas veel rohkem küsimusi. No siis alati kirjutage lihtsalt sotsmeediasse, meile kõigile võib, küll me suuname. Minul oli väga põnev, aitäh, et kutsusite. Sain ise siit palju nippe. Rõõm. Aga siis Liisale, ma ei tea, äkki võib teile mõlemale öelda järgmise korrani. Ja järgmise korrani kuulajad. Tšau! Sportland, Be First podcast.